No nii, tere hommikust minu poolt. Ma kohe teen endale ka väikse pikema sissejuhatuse, aga väga lahe, kes on täna võtnud selle aja ja tulnud kohale, sest koolituspäev ise või see koolitus 1,5 tundi tuleb tihe ja hakkamegi siis rääkima erinevatest veebilehe vigadest. Ja see on minu üks lemmikteemasid, sest paljud on jännis sellega, et veebileht justkui on olemas, aga tellimusi ei tule ja seda valemit ma olen ise lahendanud siis üle 10 aasta ja see on minu enda jaoks ka olnud selline hästi põnev õppimisprotsess, et ma siit ühe käega lasen inimesi sisse ja teise käega ma jagan tegelikult juba välja enda slaidid. Ma ütlen ka seda, et slaidid saate pärast endale ilusti ka emailile, et need ma olen Triinule juba edastanud korraldajale, et selle poole kõik saab. Laseme siia inimesi veel juurde. Siis tänase päeva teema ongi see, et millised need vead veebilehel ja e-poes on, kuidas neid siis kõrvaldada saab, et lõpuks ikkagi me saaksime kliente, sest ega mille jaoks muidu meil seda veebilehte ja e-poodi vaja on. Ja kogu see koolituspäev siis toimub koostöös Tallinna ettevõtluskeskusega. Mina olen lektori rollis, et nemad on organiseerinud kogu selle logistilise poole see, et me saame siin täna olla ja õppida. Nii et suurimad tänud neile, et nad usaldasid ka mind siia täna rääkima. Aga läheme siit järjest edasi. Ja millest ma täna räägin, siis esimene pool ongi siis vigade pool just selline strateegiline pool, et mis seal valesti tehakse. Tihti enne, kui seda veebileht üldse siis see veebileht olemas on, seejärel räägime tegemise protsessist, et milline see veebilehe tegemise protsess peaks välja nägema. Ma annan ette konkreetsed 10 sammu, mis läbida tuleb, mida me Laviis nende aastate jooksul selgeks saanud oleme, kui me oleme teinud sadu veebilehti, alguses kolistanud ka väga palju ämbreid, et sellest kõigest juttu tuleb, ma lasen siit veel inimesi juurde. Seejärel räägime olulistest elementidest, mis teie veebilehel ja e-poes kindlasti olemas peaks olema, sest kui need puudu on, siis inimesed tegelikult teie veebilehte ei usalda, isegi kui nad seal käivad, nad tulevad näiteks kuskil Facebooki postituse peale, kui neil tekib teie vastu usaldus, siis tegelikult müüki ka kätte ei saa, et inimesed kliendiks ei saa. Seejärel räägime turundamise juures tehtavatest vigadest ja lõpuks siis see, et kuidas siis need kliendid ostma saavad. Vaatame, kui hästi mul õnnestub täna need teadmised ja kogemused edasi anda. Aga kuna ema on ikka õpetanud viisakalt, et ennast on vaja tutvustada, siis mõne sõnaga hästi põgusalt endast, et need numbrid ei ole kuidagi kiitlemiseks, vaid teile siis tausta andmiseks. Ma olen olnud 0 päeva ametlikult palgatööl, mis on täielik viga, ehk siis kui oleks võimalik õppida kellegi teise rahaga, siis tuleks seda igal juhul teha. Seetõttu ma olen siis saanud 55 000 euro eest siis õppetunde, mille ma ise olen kinni maksnud koos kolleeg Henri Palmeriga. Et kui mõelda, kui palju selle eest saaks reisida või EBS-is võtta semestreid, siis ikka saaks. Mina otsustasin, et ma kolistan kõik need ämbrid ise ära. Meil on olnud endal 9 siis ebaõnnestunud turunduskampaaniat, millest siis 3 puhul on läinud asi nii kehvasti, et ma olen saanud endal juurde siis 3 mitteõnnelikku klienti, et kui ma siin Tallinnas ka ringi käin, siis ma vaatan vasakule ja paremale, kui ma ülekäigu rajast üle lähen, et nad kogemata autoroolis ei oleks, sest ma ei tea, mis emotsioonid neil tänaseni peale seda kampaaniat on. Siis loo moraal on see, et kes teeb, sellel juhtub ja see kõik on täiesti okei. Meil on olnud siis 8 projekti, 8 ettevõtmist, mis mitte kunagi ei hakanud kasumit teenima. Ja kui me tegime oma esimese veebilehe, aasta oli 2009, siis me küsisime sellest 2000 krooni, siis 120 eurot ja ma võin öelda seda, et see odav hind või see kehv kvaliteet vastas selle odavale hinnale ja siis vastupidi. Et kui nüüd mõelda, et sellised numbrid, siis võib-olla miks mind täna üldse rääkima lastud on, siis natukene paremaid numbreid on ka, et me oleme läbi siis koolituste, läbi oma praktiliste teadmiste jaganud, läbi oma teadmiste aidanud siis umbes 6000 inimest. Meil on endal emaili list 10 000 inimesega, kellele me oleme siis kirju saatnud, et võib-olla sina ka siin täna kuulamas oled, siis oled ka üks nendest, kes neid kirju saab, võid chati kirjutada, kas nendest on kasu olnud. Me oleme siis kokku puutunud 400 erineva turundaja ettevõtjaga ja see on andnud mulle tegelikult selle julguse, et ma siin täna neid ka teadmisi jagan. Sellepärast, et mul on tõesti võimalik olnud näha väga palju erinevaid ärisid sisse, õppida tundma, näha, millised mudelid ja põhimõtted töötavad siis igal pool ärides.
Me oleme koostööd teinud siis 33 erineva sektoriga, ehk siis müünud internetis peaaegu kõike, lilli, murutraktoreid, vannitoamööblit, palkmaju, köögimööblit, koolituste pileteid, konsultatsioone, aidanud coach'e, treenereid, ehk siis kõike, mida inimesed internetis otsivad, me suure tõenäosusega oleme siis müünud või siis puutunud kokku inimestega, kes siis müüvad. Me oleme teinud siis Lavi alt 240 erinevat digiprojekti, millest siis enamik on veebilehed, mõned e-poed ka oleme kunagi teinud. Enam täna aktiivselt ise e-poodidega ei tegele. Oleme olnud 11 aastat valdkonnas ja suurimad kliendid on siis 10+ miljonit käivet aastas, aga enamik kliente siis tegelikult on meil just sellised väikeettevõtjad, kes siis teevad selline, meie ideaalne klient teeb umbes 100 000 eurot aastas, väiksemad kliendid siis käivad meil pigem siis koolitustel, kui siis meie teenust ostavad. Ja mul on olnud siis rõõm teha 20 suuremat ettekannet ja ühe suure virtuaalse seminari korraldamisest sain siis osa võtta, kus meil oli 4500 registreerimist 119 riigist ja pärast siis seminari müüsime tooteid rohkem kui 20 riiki. Ja korduvalt siis aidanud ettevõtte müüki tõsta rohkem kui 100%. Et nii palju siis taustast lasen siin veel ühe inimese veel meil juurde ja läheme nende strateegia siis vigade juurde. Esimene asi, millest tihti aru ei saada, on see, et ei ole veebilehel kokku pandud seda, et mis on sinu ärieesmärk ja mis on sinu siis veebilehe kasutaja või veebilehe või e-poe külastaja eesmärk. Kui need asjad ei kattu, siis sa räägid ainult nendest asjadest, mis sind huvitab ja kui inimene sinu veebilehele või e-poodi tuleb, siis ta ei saa aru, et aga mis kasu mul on ja tegelikult kiirelt vajutab siis risti või back nuppu. Et mida on vaja meelest pidada on see, et meil kõigil on küüned enda poole. Me alati tuleme veebilehele ja me tahame saada mingit kasu. Need koolitusel tulles samamoodi, sa ei tule lihtsalt niisama, vaid sul on konkreetne mingi eesmärk, sa tahad mingit laadi kasu saada, mingit laadi teadmisi. Et samamoodi see veebilehe külastaja tahab saada sinu lehelt siis mingit laadi infot. Ja millised sinu eesmärgid siis võiks olla, kui sa üldse veebilehte või e-poodi tegema hakkad? Et kui sa ka veebilehte tellid, siis see eesmärk on kehv, et oleks kaasaegne koduleht. Et see on küll nagu väga tore, aga see tegelikult ei aita sinu ettevõtte ärile kuigi palju kaasa. Mida me võiks tahta, mis need võiks need ärilised eesmärgid veebilehe ja e-poega olla, on see, et te oleksite leitavad. Et kui sa mõtled ise, kui palju sinu ostuotsuseid algab täna Google'ist, ja kui sa sealt siis välja ei tule, siis sinu potentsiaalsed kliendid ei leia ka suure tõenäosusega sind üles, ehk siis see leitavus on ülioluline. Teine on see, et kui inimene tuleb veebilehele või e-poodi, siis tuleks välja tuua enda unikaalsuse. Ehk siis miks ma peaksin ostma just siit e-poest või sinu veebilehe kaudu selle päringu tegema. Sest kui sinu unikaalsus välja ei tule, siis mille järgi inimesed täna ostuotsuseid teevad, on siis puhtalt on ju hind. Et veebilehel e-poest tuleb ka see unikaalsus välja tuua. Mis veel on see, et jätaks usaldusväärse mulje. Et kui see unikaalsus välja tuleb, te olete Google'is leitavad, aga inimesel ei ole teie vastu usaldust, siis ta ei julge seda päringut teha, ta ei julge seda ostu sooritada. Ja need ongi need sellised peamised probleemid ka, mille pärast lõpuks teil neid kliente on vähe või ei ole neid nii palju, kui neid võiks siis olla. Siis sinu eesmärk võiks olla see, et sa lood kliendile siis mingit väärtust, oled talle kasulik kuidagi ja lood siis temaga suhte. Et kui sul esimene samm on see, et tule osta minu kaup ära, ilma et kliendil oleks varasemalt sinuga kokkupuutepunkti, siis kliendil lihtsalt ta ei tea sinust midagi, ta ei usalda sind ja tal ei ole tegelikult sinuga suhet ja ta ei julge lõpuks seda ostu sooritada. Samamoodi, mis on veebilehel või e-poes veel eesmärk, et alguses kohe seda päringut või ostu kätte ei saa. Küll aga on see, et võtta eesmärgiks, et me saaksime kätte kliendi e-maili ja mitte selles mõttes kätte, et me kuidagi kavaldame selle kliendi nagu ära, vaid just selles võtmes, et me pakume talle midagi kasulikku selle e-maili vastu. Et kui te ütlete ka enda e-poes või veebilehel, et liitu meie uudiskirjaga, siis ka tänapäeval keegi selle lihtsalt uudiskirjaga liituid ei taha, et inimesed tahavad saada ikkagi mingit kasu selle eest, et oma e-maili jätab. Loomulikult see, et potentsiaalne klient võtaks siis ühendust, kui teil on siis veebileht, et näiteks ka, kui me müüsime palkmaju, ega siis meil ei olnud nii, et klient lisas 120 000 eurose palkmaja ostukorvi ja maksis pangalingi kaudu ära, vaid oli see, et seal toimus see müük niimoodi, et klient
täitis kontaktivormi kaudu, saatis kirja, et ta on huvitatud ja sealt võttis see müügimees siis juba temaga ühendust. Ja kui sul on siis e-pood, siis loomulikult sinu eesmärk on see, et see inimene lõpuks jõuaks selle ostuni, paneks kauba ostukorvi, maksaks ära, saaks kätte ja mõlemad pooled oleksid õnnelikud. Mis on aga sinu kliendi eesmärgid? On see, et sinu klient tahab saada siis targemaks mingis alal, ta tahab harida, sellepärast, et ega keegi ei taha teha rumalat ostuotsust, sellepärast, et me keegi ei taha tunda ennast lollina. Klient tahab lahendada oma probleemi, et seda ka oma toodet või teenust ka luues ja turundades tuleks mõelda tegelikult selle peale, et mis probleemi sa päriselt siis kliendi jaoks lahendad, mida sa aitad oma toote või teenusega tal ära teha. Ja teisalt on vaja mõelda sellele, et kas see klient tegelikult ka aru saab, et tal see probleem olemas on. Et tihti meie kliendid on ka siis ettevõtted, kes arvavad, et ma ei tea, see veebileht oleks nagu tore asi küll ja et see võiks olla visiitkaart. Tegelikult nad ei saa aru sellest probleemist või sellest võimalusest, et see veebileht saab tuua sulle tegelikult rohkem kliente, rohkem päringuid, veepood, rohkem müüki. Ja seni, kuni nad sellest probleemist aru ei saa, seni nad ka ju tegelikult tellima ei tule. Järgmine on see, et klient tahab siis teha õiget valikut ehk siis oma riske maandada. Need on kliendi sellised peamised 3 asja, mida tema saada tahab. Ja nüüd, kui sinul see veebilehel või e-poes mõlemad asjad kokku lähevad, sinu ärilised eesmärgid ja kliendi eesmärgid, siis ongi tegelikult see veebileht hästi planeeritud ja hästi läbimõeldud. Kui need kokku ei lähe, siis ongi see, et müük ei tule, klient tunneb, et seal minu jaoks ei ole mitte midagi kasulikku. Järgmine on see, et tuleks enda peas ja ka paberil tegelikult läbi mõelda, et kuidas kõik see kokku töötab, kuidas see veebileht ja e-pood täna sinu siis äri aitab. Ja selle jaoks ma olen lihtsalt teinud ühe joonise ja alati selle digiturunduse keskmes on siis tegelikult sinu veebileht ja e-pood. Selle veebilehe ja e-poe sees on olemas siis elemendid, mis on olulised sinu ärile ja teisalt ka sinu kliendile, mis tekitavad seda usaldust, mis annavad seda kasulikku informatsiooni. Ja veebilehest väljaspool on siis kanalid, kus kohas kliendid tegelikult sinu veebilehele jõuavad ja kõik need nooled näitavad siis, kuidas need inimesed siis selle veebilehe sees ja elementide vahel liiguvad niimoodi, et lõpuks nad jõuaksid siis selle euroni, mis on minu ilmselgelt lemmikmärk, alati igal strateegiale joonisel. Lõpuks on see, et klient peab sooritama kas siis ostu või siis tegema päringu. Ja selline väikene kodune ülesanne on ka läbi mõelda enda jaoks, et mis on need elemendid sinu veebilehe sees, pärast seda, kui see koolituspäev on lõppenud, sa tead neid, et millised need elemendid on sinu veebilehe sees, mida inimestele näidata, mis on nendele olulised, mis on su ärile olulised. Samamoodi läbi mõelda see, et kus kohast inimesed üldse sinu veebilehele jõuavad ja siis ka läbi mõelda see liikumiste suund, et siin näite, nagu me hakkame vasakult ülevalt, võtame selle SEO, siis Search Engine Optimization ehk siis otsingumootoritel optimeerimine, ehk siis kuidas Google'is võimalikult hästi välja tulla, siis sealt näiteks inimesed jõuavad blogisse, seal keskmine element blogi ja sealt sa omakorda peaksid mõtlema, kuhu sa sealt inimesed edasi suunad, et sa ei jäta neid lihtsalt ühte artiklit lugema, vaid kui see artikkel loetud on, kuhu ta siis liigub järgmisena edasi. Ja siin näite puhul ongi näiteks ta liigub blogist koolituste lehele ja sealt koolituste lehelt ta saab siis teha päringu. See on üks võimalik siis ahel, kuidas see inimene liigub. Samamoodi inimene võib liikuda Facebooki reklaamist, mis on siis vasakul seal esimene Facebook ads otse koolituste lehele ja osta sealt ära võib-olla. Et niimoodi tuleb need ahelad kõik enda jaoks läbi mõelda ja ka tegelikult ka siis mõõta, sest siis sa tead, mitu eurot sa turundusse sisse paned ja kui palju sa sealt siis tegelikult ka raha tagasi teenid. Järgmine viga, mis tehakse, ongi see, et need müügimudelid või need ahelad ei ole enda puhul siis läbi mõeldud. Ja mis üks müügimudel on siis turundustegevuste komplekt, mis on korratav, see ongi see, et see on mudel ja mille tasuvust sa saad mõõta. Ehk siis teisisõnu, sul on vaja teada, milliseid samme sinu võimalik klient tegi ja mis on nende tegevuste tulu-kulu suhe. Siis kui palju sa teenid tulu selle pealt, et näiteks klient Facebooki reklaami kaudu ostis ja teisalt, kui palju on sinna Facebooki reklaami minev siis see kulu. Ja selle müügimudelite kontseptsioon tuli mul aastal äkki 2016-17, kui ma keerasin metsa ühe kampaania, tegu oli ööjooksu kampaaniaga, kui ööjooks alles alustas Rakveres. Ja klient maksis meile toredasti raha
Me tegime kampaania, mille käigus me suutsime maha müüa siis ainult 6 ööjooksu piletit. Ja noh, see järgmine öö oli minu jaoks selline ikka paras stressirikas, mis pani mind järgmine hommik minema tahvli ette ja mõtlema, et okei, mis on kõikide õnnestunud kampaaniate ja projektide ühisosa. Ja sealt ma leidsingi selle, et seal on alati peab olema paigas 4 elementi. Ehk siis turunduskanal, kus kohast inimesed tulevad ja samamoodi valida see turunduskanal selle järgi, kus sinu need ideaalsed ja kõige õigemad kliendid on. Teine on keskkond, kuhu see inimene jõuab. Kas ta jõuab sinu veebilehele, e-poodi, kas ta jõuab sinu veebilehe või e-poe avalehele või jõuab ta kuhugi alamlehele, kuhugi müügilehele või kampaanialehele. Kolmas on see, et mida sa talle seal pakud. Siis kas see pakkumine on hea, kas on talle vajalik, kas see hind on talle sobib, kas sul on seal mingid boonused, kas sul on seal mingi garantii ja 4. on siis see, et kuidas siis see müügiprotsess toimub, ehk siis kas ta saab raha anda või kas ta saab päringu teha. Ja need 4 komponenti peavad siis alati tegelikult kokku käima ja kokku töötama, et muidu tegelikult siis internetist seda klienti kätte ei saagi. Ja ma olen siin teie jaoks pannud siis ühe reaalse näite kokku, kus on 3 müügimudelit ja see müügimudel muutub siis ainult see läbi, milline on see kanal, kus kohast see inimene tuleb. Ja esimene müügimudel oli siis meil endal, tegime ühte koolitust, müüsime neid pileteid, tegime Facebooki reklaami, tõime inimesed maandumislehele ehk siis landing page'ile ja maandumislehele ei saanud mitte midagi muud teha, kui broneerida endale siis koht koolitusele. See pakkumine oli see, et piiratud arv kohti oli, sest päriselt oli ka 40 kohta, sest suuremat hulka inimest ma ei oleks sellises formaadis saanud aidata ja müügi tegemine. 4. samm oli siis koha broneerimine. Teisel puhul muutus see, et inimesed tulid Facebooki postituse peale ja 3. oli see, et nad tulid siis Lavi emaili listist. Ja esimene mudel tõi meile 11 müüki. Me teame selle tulu 1507 eurot ja sinna reklaamile läks koos tegemisega, aeg tuleb ka ära mõõta, 150 eurot oli kulu. Ja nii me saame arvutada ühe müügimudeli siis tulu-kulu suhte, milleks on siis 10,0 korda. Teise mudeli puhul oli see, et me tegime Facebooki postituse. Minu aeg arvestasin tol hetkel siis 60 euroga tunnist, pool tundi läks aega, et see siis kirjutada, teha see postitus, tuli 4 müüki, tulu-kulu suhe 15,6 korda. Kui me saatsime kirja emaili listi, siis selle kirja kirjutamiseks kulus mul tund aega, saime 15 müüki, siis tulu-kulu suhe 29,3 korda. Ja kui sa niimoodi nüüd hakkad neid müügimudeleid mõõtma ja vaatama, siis sa leiad enda jaoks ka kohad, kuhu tegelikult on mõistlik raha panna, leiad enda jaoks kanalid, mida on mõistlik kasvatada ja kuhu on mõistlik investeerida. Et turunduskanalid ka, mul ei ole neid siin täna välja toodud eraldi, aga mis töötavad väga-väga hästi, on Google Ads ehk siis Google'i tasulised reklaamid, Facebooki reklaamid, Facebooki grupid töötavad väga hästi, kui sa oled sinna panustanud ja üles ehitanud ja emaili list töötab ka väga-väga hästi. Ja samamoodi töötab sinu persooni bränd kanalina erinevates siis kanalites omakorda. Ja töötab just seetõttu, et inimesed oskavad siis ja saavad sinuga siis suhestuda. Sest kui sa oled lihtsalt üks OÜ, 2 meest ja koer, siis selle OÜ-ga ei oska keegi suhestuda. Kui selle taga on siis näiteks Timo Porval ja Endri Palmar, siis on nende inimestega, kes seal taga on see suhestumine palju lihtsam ja sealt tekib ka palju rohkem siis usaldust. Ja samamoodi, kui teil on vahepeal tekkinud küsimusi, siis kirjutage julgelt chati, et kui on võimalik, siis ma vastan neid jooksvalt ja kui jooksvalt ei jõua, siis lihtsalt võtan lõpus need küsimused ette. Et küsige julgelt, kui mingi osa jääb siis segaseks või arusaamatuks. Järgmine on siis see strateegia poolest, et müügitrepp on puudu. Ja mis see müügitrepp siis üldse on siis see, et sul on läbi mõeldud samm-sammuline abi, kuidas sa aitad kasutajatel, sinu potentsiaalsetel klientidel saavutada nende enda eesmärki. Mis on see esimene samm, millest see kõik pihta hakkab, mis saab sealt edasi, et selline kasutaja teekond on sul läbi mõeldud. Et kui see esimene samm on see, et tule osta lihtsalt mu e-poest toode ära, siis kliendi jaoks ei pruugi olla esimene samm. See esimene samm võiks olla see, et ta saab, ma ei tea, mingi kasuliku info sinu käest, ta osaleb mõnel webinaril, saab mingi toote näidise. Siis esimene samm on see, mis oleks sinu potentsiaalsele kliendile kõige rohkem riskivaba ja looks talle samal ajal, oleks talle väga-väga kasulik. See on samm-sammuline usalduse võitmine, sest sa tõestad, et sa lood siis väärtust. Ja sa lood seda väärtust ja oled kasulik talle siis ju enne, kui ta üldse sulle raha siis annab. Et üks näide sellest oli see, et ma eelmine aasta korraldasin koos Maraton stuudiosega sellise
ürituse nagu 12 tundi turundust, võib-olla teist keegi osales seal ka ja mis see üritus siis tegi, oli see, et 12 tunni jooksul inimesed hakkasid mind ülikiirelt usaldama, sest me lõime koos teiste ekspertidega neile väärtust ja päeva lõpuks inimesed päeva alguses ei teadnud üldse, kes ma olen ja päeva lõpuks nad tulid ja ostsid tegelikult turunduslabori toodet, siis neil oli usaldus olemas. Aga mida ma tegin, oli see, et ma kõigepealt tõestasin, et ma oskan neid aidata, ma aitan neid enne, kui nad mulle raha peavad andma ja sealt tekkis ka see usaldus. Ja kolmas on see, mis see müügitrepp on see, et igale kliendile on sobivas hinnaklassis toode olemas. Ära mitte mingil juhul jäta raha vedelema, et jällegi meil samamoodi, meil on olemas turunduslabor, mis on selline 30 eurot pluss käibemaks, meil on olemas konsultatsioonid, mida me teeme seal 110–150 euroga, samal ajal me teeme ka veebilehti 10 000 euroga. Siis igas hinnaklassis on toode olemas, et me püüame aidata nii alustavaid ettevõtjaid ka juba ja samal ajal neid tootmisi, millel võib-olla aastakäived on mitmetes miljonites, on ju, et ka neile kasulik olla, et sina enda äri puhul mõtle samamoodi, et kuidas sa seda usaldust samm-sammult võitma hakkad, millised on soodsamad tooted, mida kliendil on julge osta. Soodsam toode ei tähenda seda, et see kuidagi kehvem on, vaid see väärtus peab olema kindlasti paigas ja peab olema kordades rohkem kui see hind ise. Ja samal ajal siis ka mõelda, et mis need kallimad tooted on, sest sul lõpuks ajapikku tekivad fännid, kes on valmis sinult põhimõtteliselt kõike ostma. Sinu ülesanne on talle siis neid asju ka pakkuda. Et need on sellised strateegia osad. Järgmine on see, et milline see veebilehe tegemise protsess olema peaks, sest tihti tehakse veebileht valmis ja siis nüüd see nii ongi ja kõik tegelikult jääb. Et mida me ise selle 10 aasta jooksul ja selle kõikide nende ämbrite jooksul õppinud oleme, on see, et on vaja läbida tegelikult siis 10 sammu, et päriselt see veebileht siis lõpuks oleks selline või e-pood, mis hakkaks müüki tooma. Esimene samm on see, et sul on vaja teha oma nii klientide kui potentsiaalsete klientidega intervjuud, siis küsida neilt, mida neil päriselt vaja on, mis neil täna puudu on, miks nad päriselt su toodet ostavad ja teha neid intervjuusid siis päriselt kokku saades, kui on COVID ja inimesed vaktsineeritud ei ole ja kokku näiteks ei saa saada, siis ka selline Zoomi teel tehtav intervjuu on väga-väga hea. Telefoni teel pigem mitte, sellepärast et inimesed ei avane. Ja kui keegi tahab intervjuude kohta pikemalt lugeda, siis lavi.ee-st blogist sealt kasuliku alt leiad selle info üles. Kui see intervjuu on tehtud, siis sul tekib tegelikult arusaam sellest kliendist üldse, keda sa siis aitad. Ja sealt intervjuude käigus tuleb siis ära kaardistada probleemid, et tegelikult piisab sellest, kui sa teed iga kliendigrupi kohta 3–5 intervjuud ja sealt joonistuvad välja need peamised probleemid. Ja need probleemid, kui sa neid kuuled, sa peaksid enda jaoks panema kirja, sest need probleemid on need, mida sa siis hakkad tegelikult oma veebilehel või e-poes ka maandama hiljem. Kolmas etapp on see, et on vaja ära teha märksõna analüüs, siis kasutada internetis olevaid tööriistu. Google Adsi all on näiteks Keyword Planner või on olemas selline tööriist nagu ubersuggest.com, mille abil sa saad näha, milliseid märksõnu ja millises mahus üldse inimesed otsivad. Sest kui sa näiteks kirjutad oma veebilehele, ma ei tea, käsitöö elmestest eegeldamine, aga keegi seda fraasi ei otsi, siis su leht tegelikult ka Google'is välja ei tule. Sellepärast on vaja alati aru saada, et milliseid fraase ja märksõnu inimesed üldse Google'ist otsivad. Kui see pool on tehtud, siis 4. samm on see, et siis kirjutatakse valmis sisu vastavalt nendele probleemidele, milles ära kaardistasid, vastavalt nendele intervjuudele ja vastavalt nendele märksõnadele. Mida tihti tehakse on see, et veebilehel, kui hakatakse tegema, et võtame mingi kujunduse, hakkame siis midagi lihtsalt tegema ja küll me pärast vaatame, mis sisu me sinna sisse paneme. Aga tegelikult sisu on see, mis siis lõpuks paneb inimesed müüma, et kui su veebilehel ei ole seletusi, ei ole häid pilte, ei ole häid protsessijooniseid, siis kliendid tegelikult lõpuks ei julge osta. Kui sul on sisu kokku kirjutatud, siis järgmine on see, et tuleks joonistada ära veebilehe struktuur. Selle struktuuri joonisest ma siin põgusalt räägin ka, aga tegu on põhimõtteliselt kui maja joonisega. Sa mõtled läbi, mis avalehel on, mis menüüs on, kui inimene avalehelt allapoole kerib, mida ta sealt näeb, mis pildid, mis teenused, mis tooted, kui ta sealt klikk edasi teeb, milline see järgmine vaade on, milline on toodete kategooria vaade, siis kõik need vaated tuleks enda jaoks läbi mängida ja läbi mõelda, sellepärast et paberi ja pliiatsiga on palju lihtsam asju muuta kui see, kui ühel hetkel see juba valmis on. See on selline esimene pool ja see eeltöö on üli oluline, et see intervjuude osa ka tuli meie jaoks aastal 2014, kui me pidime hakkama tegema siis naistele
pesupoodi, e-poodi, aga mida mina mehena tean naiste pesu ostmisest, on ju, mitte midagi. Olles ära intervjueerinud 7 naist, ma olin naiste pesu ostmise ekspert põhimõtteliselt valmis. Ja sealt edasi me saime aru, kui suur ja võimas tööriist on see intervjuude tegemine, siis päriselt inimeste küsimine, küsitlemine ja nende kuulamine. Kui need 5 sammu tehtud on, siis edasi, siis saab alles hakata tegema disaini. Kui disain on valmis, siis läheb veebilehe kood. Kui kood on valmis, tuleb ära teha lehepealne SEO, ehk siis need märksõnad oleksid kõik ilusti õigetes kohtades. Ja selle jaoks on olemas selline hea tööriist nagu Yoast, Y-ga, Yoast, WordPressi jaoks. Saate selle plugina külge panna ja Yoast siis ütleb ära, millistel lehtedel on erinevad SEO elemendid puudu. Kui need pooled tehtud on, siis tuleb tuua enda veebilehele liiklust, tehagi Facebooki postitus, meil on uus veebileht valmis, osta Facebooki reklaami, saate emaili listi välja kiri, et nüüd on veeb valmis, tule vaata. Ja 10. on siis see, et sa mõõdad, sul on küljes Google Analytics, sul on ära seadistatud goal'id, nendest täna põgusalt räägin ka. Seejärel sa saad analüüsida, mis töötab, mis mitte ja seejärel teha muudatusi. Et kui sul täna ka on seis e-poes või veebilehel selline, et müük ei tule, siis esimene asi on see, et sa peaksid logima sisse oma Google Analyticsisse ja vaatama, kas seal üldse inimesi käib. Sest kui inimesi ei käi, siis on tõenäoliselt probleem selles, et pood on justkui metsa sees ja ühtegi rada sinna ei vii, ehk siis keegi ei jõua sinna. Loomulikult ei tule kliente. Kui sa näed Google Analyticsist, et inimesi käib, aga inimesi ei osta, siis see tähendab see, et pole piisavalt usaldusväärsust ja nendest elementidest me kohe peagi räägime ka. Ja nii nagu ma ütlesin, see struktuur, see veebilehe struktuur on justkui maja joonis. Et maja sa ei hakka ka ehitama või korterit remontima nii, et lähed koha peale ja siis ma hakkan siia põllu peale lihtsalt kive laduma, et läbi mõtlemata, kus on magamistuba, kus paikneb köök, kus paiknevad köögis erinevad elemendid, et selle jaoks on ka majal joonis. Seejärel, kui see joonis valmis on, saab siis on ju seda ehitama hakata ja lõpuks ongi sul selline ilus veebileht või siis hashtag maja on ju valmis. Ja kuidas meie teeme siis, kui me teeme veebilehe struktuuri, et see ongi see, mille pärast tegelikult meid Laviga palgatakse, sest teist poolt seda disaini ja koodi poolt seda oskavad paljud teha. Kuidas just teha head struktuuri, on siis võtmeküsimus, kuidas siis veebileht müüma panna. On see, et peale intervjuud me paneme siis paika külastajatele ja ärile olulised elemendid kirja ja siis ka need loogilisse järjekorda, et kus on, mis tekst on seal avalehel, mis on järgmine plokk, kas seal on numbrite plokk, kas seal on tagasisidet, kas seal on tehtud tööd, kas seal on teenused, kas seal on tooted, kas seal on mingid logod, on ju. Et kõik need elemendid on siis loogilises järjekorras ja just sellele külastajale, mida see külastaja tahab näha esimesena, teisena, kolmandana ja ega seal tihti siis nagu 100% õiget vastust ei ole, vahepeal on vaja oletada ka. Loogika on see, et avaleht on siis usalduse tekitamiseks, eristumiseks ja sealt edasi siis suunamiseks. Kui sul on e-poe avaleht, siis loomulikult tuua seal välja ka kohe top tooted, mis siis kõige paremini klienti võiksid siis kõnetada, et ta leiaks need võimalikult kergesti üles. Külastajat ei jäeta siis kunagi veebilehe või e-poes ripakile, alati on see loogiline teekond läbi mõeldud. Kui ma loen blogi, mis on blogi lõpus järgmised üleskutsed, kui ma vaatan näiteks teenuste lehte, mis on sealt järgmine üleskutse, vaatan hinnanäidiste lehte, kuhu see mind edasi suunab, et kogu aeg on see loogiline teekond, et sa põhimõtteliselt võtad kliendil käest kinni, kui ta jõuab su lehele ja viita kogu siis käest kinni sinna müügini siis välja. Külastajale, veebilehe või e-poe külastajale antakse siis igas etapis, igal seal lehel tegelikult ka siis piisavalt infot, et need hirmud ära maandada. Et jälgi edaspidi peale seda koolitust enda käitumist ka, et kui sa käid mõnel veebilehel ringi või oled midagi ostmas, mis on need asjad, mis sul tekitavad nagu, see ei ole vist nagu päris okei, et see on niisugune kahtlane, et ma siialt küll ei julge osta või võt sellest ma nüüd küll täpselt aru ei saa, mis see toode minu jaoks nüüd teeb või mis need toote mõõdud on. Et tegelikult samasugused hirmud on sinu klientidel, sinu veebilehe või e-poe osas samamoodi ja neid hirmusid saab väga hästi tundma õppida siis intervjuid tehes. Siis peavad olema usalduse elemendid läbivalt kogu lehe, et inimesed ei tarbi veebilehte e-poodi nagu raamatut, hakkavad avalehest pihta ja siis lappavad lõpuni välja. Nad tegelikult tulevad kuskilt guugeldades, jõuavad kuskilt veebilehe keskelt sulle sisse ja siis, kui sul on need usalduse elemendid, näiteks usaldust tekitavad numbrid ainult siis avalehel, siis võib-olla inimene sinna üldse ei jõuagi. Need peavad olema läbivalt siis kogu lehe. Igal lehel on siis oma eesmärk. See tuleb enda jaoks läbi mõelda, mis on see eesmärk, mida sa kasutajale annad, nii nagu me alguses rääkisime, ja see eesmärk, mida sina tahad siis äriliselt saada.
loomulikult, kui on tehtud märksõna analüüs, siis need märksõnad peavad siis esinema, mitte erinevad, märksõnad esinevad struktuuris. Ehk siis on sul olemas näiteks leht, kui inimesed otsivad näiteks automaatkäiguhästi remont, siis sul on ka leht sinuleht.ee / automaatkäiguhästi remont, mis on näiteks sul siis teenuse leht. Ehk see märksõnad peavad siis seal struktuuris olemas olema. Ja kuidas ma soovitan seda veebilehe planeerimise struktuuri teha, on siis see, et tegelikult paber ja pliiatsiga. A3 on kõige parem, et kui ma olen ise teinud saali koolitusi, siis A3, harilik pliiats ja Kustu Kumm teevad oma töö väga-väga hästi ära. Me ise, kui me teeme, siis me kasutame sellist tööriista nagu Balsamiq Mockup, mis maksab 3 litsentsi, oli vist 97 €. Aga kui sa ühte veebilehte või e-poodi oma elus teed, siis selle tööriista selgeks õppimine vist ei ole oma seda aega lihtsalt väärt, et paber ja pliiatsiga ja Kustu Kummiga saab väga hästi selle töö ära teha. Ja vahel me oleme ka teinud lihtsalt ka tahvli peale joonistanud, et mis elemendid need on, et tuligi mul klient konsultatsiooni ja mõtlesime läbi, et milline see avaleht siis üldse olema peaks, et vasakul on, minu käekiri on lihtsalt kohutav, selles mõttes ja joonistada ma oskan veel halvemini, aga võib-olla te siit mõtte saate kätte. Üleval on logo, siis on paika pandud menüü, siis on keelevalik, siis üleval on ka kohe inimese kontakt, et saaks ühendust võtta, siis on selle teenuse kasu, kellele see teenus sobib, mis ma sealt kasu saan. Kuna tegu on hüpnosünnitusega, siis meil on tehtud video, et mis on või mis ei ole hüpnosünnitus, sest see hüpnosünnituse sõna ise tekitab väga palju sellist nagu teadmatust, et mis see siis on. Siis tulevad usaldust tekitavad numbrid, testimeedia tulee tutvumistundi, näiteks on siis see esimene selline üleskutse, järgmine tutvumistund toimub galerii stuudiost, et inimesed teaksid, kuhu nad tulevad, ja tasuta väärtuslikud videod. Et niimoodi tegelikult siis sa saad enda veebilehe või e-poe struktuuri samamoodi paika panna. Paberi ja pliiatsiga võtad teetassi või kohvitassi kõrvale ja arvestad selle jaoks 4-5 tundi ja saad tegelikult oma töö tehtud. Algus läheb natukene raskemalt, aga kui sa selle planeerimise poole läbi teed, siis kõik muu edasi on palju-palju lihtsam. Lihtsalt üks näide, mida me Balsamiq Mockupiga oleme siis teinud, ongi koltsikaminate veeb. See on täna siis täiesti üleval ka, võite hiljem vaatama minna, kuidas siis see struktuur näeb välja päris elus. Et ongi koltsikaminad.ee, seal on menüü, otsida ja siis üleskutse, erinevad call to action nupud, vaata tehtud töid või vaata kaminaid, mida pakume, sest intervjuudest tulid välja, et need on kõige olulisemad asjad, mida inimesed tahavad näha. Kui ta müüte mingit laadi mööblit, eritellimusmööblit, siis vaata tehtud töid on nagu must be asi, mida lehele panna. Et mööblimasin, kellele me ka veebilehe tegime, siis seal samamoodi, et see vaata tehtud töid kõige olulisem siis call to action või siis kutsetegevusel on teisisõnu. Ja samamoodi siis erinevad usaldust tekitavad numbrid, et mitu müüdud kaminat nad on teinud, paigaldanud, mitu aastat on neil valdkonna kogemust, mitu eksperti neil tööl on ja nii edasi. Nii, ja struktuuri juures siis järgmine koht, mis on keeruline, on see sisu pool ja sisu osas siis natukene kirjutamise soovitusi, et sellest võiks ka rääkida tegelikult terve päeva, aga ma panin sellised peamised bullet pointid kirja. Kui sa teksti kirjutad, siis ära räägi mina ja meie ja meil, et see on selline nagu egost lähtuv, et sa pead alati aitama siis seda kasutajat, räägi sina ja sulle, aitame sul teha, sinu jaoks oleme kokku pannud, et kasutaja tunneks, et vau, siin tahetakse mind aidata. Ehk siis see mõttelaad on, mitte me ei räägi endast, vaid see, kuidas me teist poolt siis tegelikult aitame, on oluline. Need tekstid, mis sa kirjutad, peavad päriselt siis lugejat aitama. Tekstid, mis on kirjutatud, peavad olema hästi kirjutatud, sest täna enam ei piisa sellest, et kirjutan Google'i jaoks midagi valmis. Google saab täna väga hästi aru sellest, kas inimene seda teksti loeb, kaua ta loeb, mis ta sealt edasi teeb, et mida paremini on tekst kirjutatud, seda parem see suhe ka selle inimesega siis tegelikult tekib. Kui sa teksti kirjutad, siis julge näidata oma siis isikupära, julge oma vigu, oma kiikse, et inimestele meeldivad teised inimesed, et jah, see isikupära too välja, sest sellega inimesed oskavad siis suhestuda. Kui inimesed su tekste loevad, siis neis võiks tekkida selline vau-tunne või vähemalt selline tunne, et aitäh, et sa tõesti aitasid nagu ja harisid mind. Et samamoodi olgu see siis mõni koolitus või veebiseminar, mida sa ka ise teed, et kliendil peaks jääma siis lõpuks selline tunne, sest sealt tekib see usaldus, see suhe temaga.
võtta eesmärgiks olla parim sisupakkuja siis enda valdkonnas. Et see sisu on, ma näen nagu see pool, millega väga vähesed ettevõtjad tahavad ja ka turundajad tahavad ja viitsivad tegeleda. Aga lõpuks võidavad siis need, kes sellega tegelevad, sa tuled Google'is välja, sul on inimestega paremad suhted, et kõik on peale seda parem, kui sa oled võtnud eesmärgiks olla see parim sisupakkuja. Nii, ole järjepidev, et iga järgmine kirjatükiga sul läheb tegelikult su enda oskus paremaks, et mina ka, kui ma keskajast kirjutasin, ma sain oma lõpukirjandest tühised 45 punkti, aga see ei ole takistanud mul, ma ei tea, üle 300-400 lehe kasulikku sisu kirjutamast, andmast välja raamatut. Ja kui ma selle raamatu välja andsin, siis mu eesti keele õpetaja ütles ka, et see pauk tuli küll nüüd luuavarest. Loomulikult tuli, aga mul oli meeskond tegelikult olemas, kes mul seda teha aitas. Et sina ka, kui sa tunned, et see kirjutamine ei ole sinu kirg ja sa ei taha seda teha, siis leia endale keegi siis tegelikult appi, sest tekstid on lõpuks need, mis siis müüki toovad ja need ka, mis Google'is välja tulevad. Kui sul olemasolev sisu on kirjutatud, siis võid seda aja jooksul täiustada. See meeldib ka väga hästi Google'ile. Sa ei pea pidama blogi, et mida ma olen soovitanud ka ja mida me ise teeme ka Laviis on see, et meil on selline rubriik mitte blogi, vaid kasulik ja seal kasulik ju alt on võetud ära kõik kuupäevad, et kui sa lähed ka Lavii blogis, siis sa tegelikult ei tea, millal see viimane postitus kirjutatud on ja sina samamoodi ja siis kirjuta sellist sisu, mis ei kohe nagu järgmine päev ei vanane. Et inimene tuleb ja loeb, ma ei tea, kirjutasime palkmaja vundamendi kohta. See palkmaja vundamendi ehitamine ei muutu nagu 3 aastaga. Et sellepärast on see sihuke universaalne sisu, mida saab inimene pikalt lugeda. Inimene tuleb su lehele, ta saab sealt mingit väärtust ja seetõttu tekib ka suhe, usaldus sinu vastu ja suurema tõenäosusega jõuab siis selle päringu või ostuni. Nii nagu ma ütlesin, kui ise ei oska, leia abijõudu, leia endale keeletoimetaja, leia endale copywriter, et minu emaili tekste ja ka slaide käib üle siis copywriter, keeletoimetaja, et need kirjavead sealt minimeerida, aeg-ajalt need loomulikult sisse tuleb. Kui sa tekste teed, siis mida teha on kindlasti see, et sa lisad siis erinevaid pilte, videoid ja jooniseid. Sest kui see on üks pikk suur tekstijoru, siis inimesel on seda igav jälgida. Kui sul on see pildid, videod, see lõhub väiksemateks tükkideks, see silmale huvitavam ja mida ma olen veel täheldanud on see, et kui seal on video sees, siis inimesed veedavad lehel kauem aega, mis on väga-väga hea märk siis Google'i jaoks. Lisaküsimusi. Kui sa oled teksti valmis kirjutanud, siis üks nipp ka emailide puhul on see, et sa vaatad oma selle emaili üle ja proovid sisse panna küsimusi. Sellepärast, et kui sa paned sinna sisse küsimusi, siis on inimesel, et tekib dialoog. Näiteks seletad, et ma ei tea, palkmaja vundament on vaja enne, on maapind vaja ära tasandada. Oled sellega nõus? Küsimärk. Kuigi see on monoloog ja inimene loeb, siis iga küsimus tekitab tal selle dialoogi tunde. Et kui sa neid küsimusi sisse paned, siis see dialoog tekib ja inimene jälle tunneb, et ta suhtleb sinuga läbi siis ekraani. Mina samamoodi, kui mul on see tekst valmis kirjutatud, ma käin ja vaatan üle, kuhu ma saaksin küsimusi sisse panna. On ju päris hea mõte. Samamoodi on ju küsimus, vastus võib-olla oli su peas, et on küll hea mõte. Kui sa tekste kirjutad, siis iga 3-5 rea tagant pane sinna enter vahele, et tekiks tühik. See lõhub jälle seda pikka tekstimassiivi väiksemateks osadeks ja kui see on väiksemad osad, siis on inimesel seda teksti piltlikult lihtsam süüa. Nii nagu see vanasõna on, et elevanti tuleb süüa tüki kaupa. Sama kehtib ka siis pikkade artiklite puhul, et inimesed on valmis lugema küll, kui nad on hästi kirjutatud, see on põnev lugeda ja samamoodi on hästi struktureeritud ja pildid, joonised seal vahel on. Et need on sellised soovitused sisu osas, mida siis jälgida tuleks. Ja disaini ja koodi osas ma annan lihtsalt selle, et kui te olete alustav ettevõtja, siis te ei pea investeerima suuri summasid selleks, et oma veebileht püsti panna just selles tehnilises mõttes, et siis ma soovitan kasutada Zone'i või veebimajutust siis veebilehe hostinguks, WordPressi, mille peale see veebileht püsti panna. Eestis on ka Voog. Voogi me ise väga palju katsetanud ei ole, ei oska kommenteerida. Ja siis on selline koht nagu themeforest.net, kus sa saad 50 euroga endale valida siis erinevaid disaine, nii e-poele, veebilehele, erinevates valdkondades ja siis selle aja ja raha, mis sul on, saad panna sinna korralikku siis sisuloomesse. Et tehniliselt saab selle tegelikult püsti panna üsna kiirelt, et isegi mina, kes ma tõesti koodi ja disaini ei tea, võtsin ekspordime siis podcasti valmis disaini, Zone'i registreerisin ära selle domeeni ja panin ise paari klikiga siis selle püsti, et tegelikult saab tänapäeval on need vahendid tehtud ikka väga-väga lihtsaks, et me saame nendega ise hakkama. Nii,
Jõuame järgmise olulise ploki juurde, milleks on siis olulised elemendid, mis su veebilehe e-poe sees siis olema peaksid, et inimestele see usaldus tekiks. Ja tuleks alati mõelda seda, et mis siis lahutab ostjat sellest tehingust, et miks ta kardab või mida ta kardab või mis ta hirmud on. Ja peale koolitust siis ka, kuna täna lihtsalt on see päev ja 1,5 tundi niisugune lühike aeg kokku pressitud, siis ma jätan koduseid töid, mitte me ei tee siin koos läbi. Ja peale koolitust sa peaksid siis kirjutama üles, et mis on need mured, mille pärast klient sinu poest ei julge osta. Ja kui me müüsime näiteks e-koolitusi, siis ma panin koos praktikantidega kirja üle 30 põhjuse, miks inimesed näiteks ei osta ja lihtsalt tõin siia näited. Ma näiteks ei usu, et video abil saab õppida. Ma ei usu, et ma saan õpitut enda ettevõttes rakendada. Ma ei usu, et sina oled õige mees õpetama. Seda küsivad inimesed sinu kohta ka. Kas sa oled ikka õige inimene, kes mulle seda toodet või teenust teeb? See on vaja tal siis see hirm maha võtta. Ma ei usu, et see rahaliselt ära tasub. Jälle sa pead seletama, miks sinu ettevõttesse või tootesse pandud siis investeering on hea. Ma ei usu, et ma saan midagi uut teada koolituse puhul. Ma ei usu, et ma oskan neid teadmisi rakendada. Et siin ka te võib-olla arvate, et ma saan uut teada, aga siis tekib see hirm, aga kas ma neid päriselt praktikasse ka ise oskan panna. Ma ei usu näiteks, et ma peaksin praegu turundusega tegelema üldse. Ma ei usu, et see on põnev. Ma arvan, et see turundus on üks igav manipuleerimine, et seal ei ole midagi põnevat. Ma ei usu, et koolitus just minu spetsiifilisi probleeme lahendab, et kõik arvavad, et nende ettevõte on hästi eriline ja spetsiifiline. Tegelikult on see, et põhimõtted ikkagi on igas ettevõttes üsna sarnased. Ma ei usu, et näiteks sinu koolitus eristub teistest. Et sellised on siis põhimõtted, mida sa ka enda peas peaksid läbi mõtlema, mille pärast inimene siis seda ostu sooritada ei julge. See tuleb siis tekstide ja piltide ja nende usalduselementidega siis maandada. Ja hirmud ongi läbi selle, et me kasutame neid usalduselemente, siis inimesed sooritavad lõpuks neid osta, nad julgevad seda teha. Ja millised need elemendid siis on? Esiteks on see, et vaata enda veebilehel ja e-poes ringi, kas sa oled korjanud ja ise küsinud klientide tagasisidesid ja neid üles pannud. Et jällegi, kui ma räägin, et ma olen nii tubli turundaja, siis võib-olla mõned usuvad, kui keegi teine ütleb, et Timo on tubli turundaja, siis usud seda palju rohkem. See on Robert Cialdini raamatust on selle printsiibi nimi mõjustamise, sotsiaalse tõestuse printsiip tähendab, kus kliendid näevad, et ma ei ole ka ainuke esimene, kes siit siis ostab. Et Lavi näite puhul meil on üle 36 tagasiside, tegelikult kokku seal lehel on siis üle 50 tagasiside, kus siis on Alar Ojastu näiteks kirjutanud tagasiside või Jürgen Riim, kes on meie hea tuttav ja sõber, kellel me oleme teinud mitu veebi juba tänaseks. Kui sa näed, et need inimesed on öelnud, et jah, Lavi on hea koht, kus veebilehte tellida, on ka sul automaatselt suurem usaldus. Ja sama kehtib ka sinu äri puhul. Et kui sa oled juba klientidele asju müünud, siis kindlasti küsi tagasiside. Kui sa veel alles alustad, siis kui me hakkasime üldse turundusega ise pihta ja tegelema, siis kõigepealt me tegime põhimõtteliselt ilma rahata sõpradele töid, et meil tekiks referentsi, et meil oleks küsida kellegi tagasiside, me ise näeks, kas me oskame päriselt ka kedagi aidata või mitte. Teine on see, et tagasisidete puhul, kui sa tahad minna gramm edasi, et mis mul jäi mainimata, on see, et tagasiside juures peaks olema kindlasti pilt ja inimese täisnimi. Sest muidu on see, et see inimene, kes neid vaatab, on see, et turundaja on ise need õhtul valmis kirjutanud, super, hea toode, kõigega üli rahul, kiirelt tuli kohale, alla on kirjutanud piljena. Et selliseid asju me tegelikult ise ei usu. Järgmine samm, mis sa saad sealt edasi minna, on see, et sa salvestad või lased salvestada inimestel tagasiside videot. Seda ma olen teinud turunduslaboris ja me olen kokku kogunud üle 17 siis tagasiside video. Et video on täpselt selline asi, et seda juba keegi ikkagi nagu võltsida ei saa. Loomulikult, kui on keegi tuttav, sul seal liige, seda võib rääkida sulle sobivat juttu, aga mina palusin inimestele, et tulla stuudiosse. Loomulikult pakkusin neile selle aja eest, mis nad tulevad ja on valmis tegema ka boonust, ja siis need tagasisidesid tuligi omajagu üle 10. Järgmine on see, mida sa siis saad oma veebilehel või e-poes kasutada, et usaldust siis tekitada, on siis erinevad numbrid ja numbrid mõjuvad siis neuroturunduslikult kui faktid, ilma et me väga pikalt nende peale mõtleks ja saadki tuua välja näiteks, et 150+ rahulolevat töötajat, neid 70% tulnud läbi töötajate soovituste, mitu saadetud pakki sa oled klientidele kohale viinud, siin näite puhul 0 probleemi meie ettevõtte makseajalooga, ehk siis need numbrid peaksid olema kohe välja toodud.
ja need numbrid peaksid siis käima üle kogu lehe. Siin on näide ka, see on hõbenoole leht, Jürgen Riimsele sõbra leht, nii et tal on avalehel need numbrid, aga tal on ka näiteks kontaktlehel seal päises numbrid olemas. Teenust pakkunud aastast 2009, üle 10 000 hooldatud käigukasti, meil on 10 kogenud spetsialisti, mitmed tööseadmed ainsana Eestis on ju. Need kõik mõjuvad usaldusväärselt, et ongi see, et muidu on, aga huvitav, kas ta äkki minu auto käigukasti keeravad metsa, siin on see, et üle 10 000 hooldatud käigukasti. No järelikult nad teavad, mida nad teevad. Ja sina samamoodi. Ja kui sa oled alustav, siis sul võib-olla selliseid suuri ägedaid numbreid ei ole, aga siis sa võidki öelda, ma vastan su kirjadele 2 tunni jooksul tööpäeviti, mis on sinu suur pluss, et mida näiteks suured ettevõtted ei jaksa teha või ei viitsi teha või pole võtnud endal seda protsessiks. Sina saad seda pakkuda. Ja mõned näited lihtsalt numbritest, et su mõte siit ka käima panna. Näiteks 14 aastat spetsialistidel kogemust, 2000 tehtud ja paigaldatud ust ja need kõik on päris siis meie tehtud veebilehtedelt võetud. 70% töödest tuleb meile läbi soovituste, 7 eri tüübi automaatika uksega kogemust, 3-5 nädalat on valmistamise aeg, kui teistel on võib-olla 7 on, siis on suur eelis. 1000 pluss teenindatud klienti ja rätseptööna tehtud kööki, alates 2013 toodame 17-20 kööki kuus, mis jälle võtab maha selle hirmu, et huvitav, kas neil ka kogu aeg see tehas käib ja kuidas neil see tööde järjekord seal on ja kas seal ikka meistrid saavad käe soojas hoida. Melamiini ruute lõigatud circa 15 000, tegutsemise aastaid 6,5, alates 2007 august näiteks. Spetsialistide töökogemus aastates kokku 145 aastat on. Et kõik sellised numbrid, mis sa saad enda puhul välja tuua, too välja. Loomulikult need numbrid peavad olema ausad, et nendega ei tohi vassida ja valetada. Et ei tohi öelda nii, et 14 kohta on veel koolitusele ainult saadaval, kuigi tegelikult on saal tühi või kui tegu on online koolitusega, kus tegelikult just kui kohtade piirangu arvu pole, see piirangu arv võib-olla tuleb mõne Zoomi paketist või midagi muud, aga see numbrid peavad olema alati ausad ja läbipaistvad, sest ega klient ei ole loll, et klienti tuleb suhtuda ka kui oma elukaaslasesse, kellega sa oled aus, kellega sa valeta, keda sa ei peta. Järgmine on see, et sa saad välja tuua või kui sa saad, siis tuleks seda kindlasti teha protsess. Kuidas siis sinu, ma ei tea, veebilehelt või e-poesse ostmise protsess käib või kuidas käib palkma ehitamise protsess või kui sa pakud mingit teenust, mis see protsess seal taga on ja mida selgem see kliendil on, kuidas see protsess käib, seda julgem tal on see tegelikult see toode või teenus on ju ka võtta. Siin on lihtsalt näide, et me oleme kasutanud seda 11-sammulist protsessi, mille me oleme ise välja töötanud ja mida ma ka täna teile jagasin, siis meil ongi 11-sammuline protsess, mida me sinu kodulehe tegemisel rakendame. Esiteks on intervjueerime sinu ettevõtte inimesi, õpime seeläbi seda äri ja turgu tundma, intervjueerime sinu praeguseid potentsiaalseid kliente, uurime välja tegurid, mis mõjutavad ja nii edasi. Et kui teistel ei ole see protsess välja toodud, see on tegelikult kohe koht eristumiseks ja selgitamiseks, et miks sa või kes sa oled ja miks sa midagi teed ja kuidas sa teed. Järgmine on see, et kindlasti mõtle läbi enda puhul, kas sa saad pakkuda garantiid ja ma julgustan seda igal juhul tegema, et inimesed ei kuritarvita seda. Meil on see on siin turunduslabori näitena garantii toodud ja meil ei ole see, et on 30 päeva raha tagasi, vaid meil on päriselt ka 100 päeva, 100% raha tagasi garantii. Ja siis ka et see, et sa lihtsalt mitte ei ütle see, et on siuke garantii, vaid sa pead ka selgitama, et kuidas see asi töötab. Siin ongi lihtsalt, et meie kindel soov on, et liikmelisus oleks sinu jaoks kasulik investeering. Kui tunned, et turunduslabor ei aidanud sul raha kokku hoida, rohkem teenida või aega säästes, tagastame sinu liikmetasu. No questions asked. 100 päeva on katseaeg nii sulle kui meile on ju. Ja niimoodi sa selgitad siis kliendile ära on ju, et sa saad igal juhul oma raha tagasi, kui sa sellega rahul ei ole. Ja mis see näitab on see, et sa võtad siis oma selle loodud toote või teenuse eest siis täieliku vastutuse. Ja kui sa võtad vastutuse, siis klient tunneb ja näeb seda ja tal on julgem siis ka tegelikult osta on ju. Sa võtad selle vastutuse enda peale. Mul oli noorem õde, kes oli kinnisvaramaakler ja siis tema veebilehte luues siis panime ka garantii, et kui maakleriga kohtumine sulle mingit väärtust ei loo, siis me anname enda poolt 50 € kaubamaja kinkekaardi. See õde ütles mul ka, et issand jumal vend, et ma siin alles alustan, mul pole mingit raha, ma ütlesin, et ära muretse, ma ostan iga selle kinkekaardi, mis sul on vaja ise. Loomulikult ühtegi vaja ei läinud. Turunduslaboris on küll olnud niimoodi, et meil on, ma arvan, 7 klienti, kes on seda võimalust kasutanud. Ja mõned inimesed on olnud tegelikult 7-8 kuud meil kliendid ja öelnud, et tegelikult ma ei ole eriti õppinud, et kas ma saaks raha tagasi,
kuigi tegelikult see läheb vastuollu sellega, et 100 päeva on ammu läbi. Hoolimata sellest ma olen ta raha tagastanud, sest ma tegelikult ei taha klienti, kes ei ole selle juures õnnelik, on ju. Inimesed tõesti ei kuritarvita. Kui see inimene võib-olla sealt mingid videod vaatas, no jumal siis, jumal temaga, et pole ju mingit probleemi. Et jälle ole võimalikult palju kliendi poolt, võtta talt neid hirme maha. Üks paremaid asju ongi siis see, et sa pakud talle siis mingit laadi garantiid. Ideaalis on see siis raha tagasi või mis iganes rahulolu garantii. Ja mul on seal turunduslabori selle garantii juures ka veel video, mis seda selgitab ja ma võtsin teie jaoks välja numbrid, mida ma mujal ka jaganud ei ole ja huvi pärast ka endale, et siis kokku selle aja jooksul on seal käinud 8900 inimest, kellest siis 237 on vajutanud siis seda play nuppu ehk siis vaadanud ja 3% ja 39% on siis jõudnud lõpuni, mis siis näitab lõpuks seda, et ega kõik inimesed ei vaatagi. Siis on täiesti okei, aga kui 237 inimesest võib-olla 10 või 15 said julgust, et see ostuotsus ära teha, siis see on juba piisav, et teha 2-minutiline video ja kirjutada sinna 5 rida teksti. Et kokku on siis vaadatud seda garantii videot 3,1 tundi. 3,1 tundi on inimesed ise veennud ennast, et see on hea asi, millega siis liituda. Järgmine, mis siis on vaja kindlasti välja tuua, on see, et kes on need inimesed sinu ettevõtte taga, kes neid asju teevad. Kui sa oled üksinda, ära pelga ka seda välja tuua. Meil on Laviis ainult 2 tegijat, hoolimata sellest, me saame teha nagu suuri projekte, sest meil on mingid partnerid, et ei ole vaja seda karta, et issand, ma olen üksinda, et siis see on kuidagi kehv. Ei ole, et too see kindlasti välja, et siin on lihtsalt näide ühest veebilehest dispak.ee, kus on siis välja toodud inimesed, Anti, Jaana, Andres, Jaanus, Marju, Katja, Raja, Kutsu on ka välja toodud. Et jällegi anda seda inimlikku poolt ja seda usaldusväärsust. Et jällegi, mina olen toonud ka kõikide emailide all, et ma saadan ka kirju, kui ma enne tõin välja 10 000, siis tänaseks emaili list on tegelikult seal 14-15 000 inimest, kelle ma kirju saadan ja kõikide kirjade all on tegelikult minu isiklik telefoninumber, ehk siis ma vastutan ka täielikult selle sisu eest, mida ma välja saadan. Ja need aegade jooksul ma olen saanud paar-kolm nagu kahtlast kõnet, millest üks sõimas, millest üks helistas reede õhtu, ütles, et su müügivideo lõpus teeb su hääl imelikku prääksu, millest ma aru ei saanud, see ei olnud lõpuks sõprade nali, vaid see oli tõsimeeli öeldud asi. Ma ise pärast videot järgi vaatasin, siis mingit prääksu muidugi ei olnud, siis selliseid kõnesid võib ette tulla, aga pigem tuleb neid vähe ja teistpidi on need tavaliselt asjalikud küsimused ja siis sa saad ka aru, mille kohta inimestel ikka jälle küsimusi on. Järgmine on see, et sa peaksid välja tooma oma veebilehel või e-poes seda, et sa teed seda asja kirega ja sa peaksid päriselt ka tegema. Ja jällegi mõte on see, et kui inimesel on valida 2 teenusepakkuja vahel või 2 tootepakkuja vahel, kellest üks on kirglik, kellele päriselt tema töö meeldib, teine on see, et okei, ma teen. Et me kõik oleme kogenud seda erinevates restoranides, kus meil on kas kirglik teenindaja või teenindaja, kellel on meist täiesti suva. See vahe on öö ja päev. Ja see vahe on ka tegelikult lõpuks sinu puhul, et kui sa teed oma tööd kirega, siis too see välja, et siin palkmaja näite puhul ka, et pole midagi kordumatut, kui käsitööna valminud palkmaja, vastutame kõige eest, et iga millimeeter sinu palkmajas püsiks ainulaadse ja kaunina ja teeniks sind kaua. See vastutus on meie töö ja kirg on, et too seda kirge julgelt välja, sest inimesed näevad, et vau, nad tõesti teevad seda, mis neile meeldib, järelikult äkki me võiks nendega ühendust võtta, äkki me võiks seda palkmaja vaatama minna. Abi on ka, et too seda igal pool välja, et sa oled kliendi jaoks alati olemas, alati toeks, kui tal mingi mure on ja selle sama palkmaja veebi puhul võtta ühendust, loodame, et saitsid, see oli siis e-raamat, loodame, et saitsid sellest e-raamatust vastused mõnele oma küsimusele, käsitöö palkmajade ehitamine on tender ehit, sooju, rõõm ja kirg, nii et kui saame sind veel aidata, võtta meiega julgelt ühendust, et too igal pool välja seda, et küsi julgelt, ära nagu pelga, ei ole lolle küsimusi olemas, meie ülesanne on sind aidata. Järgmine on see, et e-poes, mis on hästi oluline, on tarnekiirus, kui kiiresti ma kauba kätte saan, sest jällegi psühholoogiliselt töötab see nii, et kui me nüüd mõtleme, meil ei ole näiteks olnud mingit pintsakut või kleiti viimased aasta otsa mingit ühte konkreetset ja kui meil tekib see mõte, et ja leiad selle õige, see oleks tahtnud juba seda kätte saada eile, siis tarnekiirus on hästi oluline, et mida kiiremini suudad kaupa tarnida, julgem on inimestel seda ostuotsust teha. Kui sa ütled, et sa näiteks pajakindad jõuad 3 nädala pärast, siis klient mõtleb, ma ei viitsi nagu oodata ja läheb võtab kuskilt mujalt.
Lisaks tarnekiirusele on see, et too välja see, kui sa saad seda välja tuua, kui sul on see ettevõtte protsessides olemas, on see, et kui kiiresti sa kirjadele siis vastused annan. Siin on näide ühest sõbrast, kellel on logistikaettevõte, küsi pakkumist, vastame minutitega, on ju. Et meil on hea meel kirju saada, kirjutame hinnapäring või küsimused allolasse vormi, saada ära ja vastame sulle kohe. Ja nendel on tõesti niimoodi, et nad vastavadki kohe, sest nad saavad aru väga sellest, et kui on mingi mure tarnega, kaup on kuskil kinni, tollis, siis see kõik on aeg, närvikulu, rahakulu, mida kiiremini vastatud saab, seda parem. Nemad tõesti aitavad minutitega. Tagastus. E-poe puhul hästi-hästi oluline, et mulle väga meeldib Breden Keatsi tagastus, 100% tagastusgarantii ja see on üliinimlikult siis ka sõnastatud, mis on nagu täpselt mulle kui kliendile. Ja ma loen selle ette, et sa oled valinud välja oma ideaalse toote, pannud selle ostukorvi, maksnud ja toote saabumist rõõmsalt oodanud ja kodus proovides selgub, et see ei ole ikkagi päris see, mida sa tahtsid. Ära muretse, kõik on endiselt hästi. Tagasta lihtsalt 14 päeva jooksul toode ja küsi raha tagasi ning soovi korral telli uus toode. Tagastamine on tasuta. Jällegi, kogu vastutus on võetud müüja enda kanda, mitte kliendi kanda. Ja ta saab väga hästi aru sellest, et kliendil on hirmud, äkki midagi ei sobi, äkki on see valesti, äkki läheb see ostutuju üldse üle, kui see asi kätte tuleb. Võtabki teie vastutuse ja ütlebki, et tagastamine on siis tasuta. Ja kes tahab siis kuulata siis kogu sellest kasutaja hoolimisest on Merle Leemet Zone'i veebiakadeemias zone.ee/akadeemia siis ka pikalt rääkinud ja tema pealt ma olen ise õppinud siis, kuidas klientidest siis paremini hoolida. Sa saad välja tuua oma koostööpartnerid, kes sind usaldavad, et kui need partnerid usaldavad sind ja see veebilehe külastaja leiab siis ka sealt mõne ettevõtte, keda tema usaldab, siis see usaldus kandub siis sulle üle. Kui sa saad välja too välja siis erinevaid auhindu, mida sa oled võitnud, kui need näitavad seda, et sa oled enda valdkonnas tegija, too välja see, kus sa oled meedias olnud, et jällegi siin on Umamist võtsin välja, neil on partnerid toodud, erinevad restoranid. Kui sa usaldad Kruu, Toko restorani ja 3 sibulat näiteks, siis sa võiksid usaldada neid, on ju. Ja samamoodi on siis selle meediaga, et kui nad on olnud Kanal 2, Sensas, Naistelehes, ETV-s, Peres kodus, Nipi raamatus, Postimehes, Orteses, on ju. Sul on see, et tundub, et nad on asjalik ettevõte, et nad ei tegele niisama tiluliluga, vaid on päriselt siis nagu tegijad ja sul on rohkem usaldust, et nende poes siis tegelikult neid maitseaineid siis tellida. Kui sa oled e-kaubanduse liitu astunud, siis sa saad endale turvalise ostukoha märgise. Selle märgise saamiseks on sul vaja täita teatud nõuded. Kui see märgis sul olemas on, siis sul on see, et klient, kes tuleb lehele, teab, sellega on korras, ta kuulub e-kaubanduse liitu, järelikult on see usaldusväärne koht, kus siis oma asju tellida. Loomulikult turvaline maksmine peab olema, erinevad makselahendused ja näiteks on siis see, et see ostukorv on koht, kus siis inimesed kõige rohkem hülgavad siis või jätavad pooleli, on ju, et emotsioon läheb üle, mingi hirm, kas tuleb ikka ja äkki mul oleks midagi veel vaja. Ja siis tööriistamaailmas on väga hästi tehtud lahendus, et nemad on siis esitad tellimuse alla pannud siis väikse märgi, on ju, et 19 331 ostu tööriistamaailma e-poes sooritatud. Seal all võib olla ka mõni kliendi tagasiside. Tellisin, jäin väga rahule. Timo Porval turunduslaborist näiteks on, et väike pilt ja nimi ja mingi, et kaup tuli kiiresti kohale, keegi Pille perekonna nimi, võib-olla ka ettevõtte on ju. Et sel hetkel, kus klient tahab jätta seda ostu pooleli, sa pead teda toetama, andma talle seda kindlustunnet jälle. Sertifikaadid. Jälle, kui sinu klientidel on olulised, et sul on olemas sertifikaadid, nii nagu näiteks Estanki puhul, üks suur tootmine, kellel me veebi tegime, siis neil me oleme avalehel kohe toonud, et meil on olemas sertifikaadid, mis annavad teile selle kindluse, et need asjad, mida me teeme, on siis kvaliteetsed. Kui sul on võimalik näidata mastaapi, kuhu sa oled oma tooteid viinud, kus sul mitmest riigis sul klient on, siis too see kindlasti välja. See annab jälle sellele usaldusväärsusele kaasa. Toodete arv.
jällegi oluline, et kui sa mängid selle peale, et see on e-pood, kus sa saad kõik vajalikku kätte, siis too ka näiteks juba otsingukasti juures välja, et kui palju neid tooteid siis tegelikult on ju. Et tööriistamaailmas ongi, et otsi 18 000 pluss toote hulgast, siis on hästi palju lisatarvikuid ja see ongi nende eristumine. Sa ei saa sealt mitte põhilisi tööriistu, vaid sa saad ka spetsiaalsed Makita, mingid lõikekettad, varuosad, mis iganes sul siis vaja on. Õige kiri, jällegi on inimesi, keda see õige kirja pool häirib rohkem, on see, kes vaatab sinu kirjavegadest mööda, aga on selline leht nagu eesti keele speller. Kui te guugeldate ja otsite, siis te sinna saate sisse panna siis pika teksti ja see leiab üles siis tähevead sealt, et komasid ta teie eest ei pane, aga tähevead leiab siis ülesse. Et jällegi kodune ülesanne, otsige see tööriist ülesse, see on philosoph.ee/html/speller/et või kui guugeldate eesti keele speller ja pange sisse näiteks oma e-poe müügitingimused, tarnetingimused, avalehe tekstid, mingid artiklid, mida ma kasutan, pikad emailid ja vaadake, kas teil kirjavigu on, et see tööriist täiesti tasuta leiab need kirjavead siis ülesse. Et mingil põhjusel talle ei meeldi sõna turundaja, joonib selle alla ja ta joonib veel vahel mingid sõnu, mis on siis tegelikult õiged, aga siis te saategi ise üle kontrollida. Et üks näide, kui ma kunagi võtsin siis endale autoliisingusse, siis ma lasin Swedbanka liisingulepingut lihtsalt puhtalt huvi pärast läbi ja leidsin 3 kirjaviga, saatsin sellele haldurile tagasi, et saate ära parandada tulevikku, siis ta ütles ka, te noormees olete ikka eriti usinalt neid lepinguid lugenud. Tegelikult on ju lugesin lepinguid ikka nii, nagu lepinguid loetakse, väga palju süveneda ei viitsi, aga loed ära, aga lihtsalt jällegi lased tööriistast läbi ja juba saab asi siis parem. Kus iganes sul on võimalik siis presenteerida neid tekste, et klient tunneb ennast mõistetuna. Videod, veebiseminarid, et siin on lihtsalt üks tagasiside, mis mul endale kunagi laekus, et taaskord sa andsid nii palju väärtust, olid tõesti webinari põhjalikult läbi mõelnud, tead väga hästi, kuidas inimesteni jõuda ja mis on meie valukohad siinpool ekraani. Super. Ja selliseid tagasisidesid ja kommentaare sa saad ka oma veebilehel ja e-poes välja tuua, sest kui inimene saab aru, et teda mõistetakse, et päriselt tema probleemist saadakse aru, sa saab aru, et kas sina oled õige inimene seda lahendust pakkuma. Kindlasti tuleks välja tuua siis sinu lugu, võid inspiratsiooni hankida Boost Yourselfist, kus Sven ja Teet räägivad sellest, kuidas siis Boost Yourselfi lugu alguse sai. Aga jällegi, me tahame täna klientidena kuulata lugusid, me tahame, et need asjad, mis me ostame, et seal taga olevad inimesed teevad seda asja hingega, neil on mingi äge lugu seal taga. Mitte, et see nüüd alati nii oleks, aga jällegi, kui me ostame mingeid kallimaid asju või meile olulisi asju, siis me tahame näha, et kas need inimesed on seal head seal taga või mitte. Räägi sellest, kes on ka inimeste taust, too see pool välja, et siin on jälle Boost Yourselfist võetud sõber Sven on ju, ja räägib sellest, kuidas ta siis enda tee sinna siis leidis ja jällegi selle jagamise mõte on hästi palju see, et inimesed oskavad siis sinuga läbi sellega väga hästi suhestuda. Kui sul on tootmine või ka füüsiline pood, siis anna sellest ülevaade, et meil on eraldi oleme tootmisettevõtete veebidele teinudki siis tootmishoonest sellise alamlehe, kus on pildid toodud, kus on tehnopark toodud, mis seal kõik olemas on, kui uued masinad seal on, mis inimesed seal töötavad, siis kogu aeg presenteerida ka seda, et see, kus me neid asju teeme, on samamoodi väga-väga kvaliteetne. Siis kindlasti üks olulisemaid blokke on see, et milliseid tehtud töid sinu portfoolios siis leidub. Et jällegi, kui sa ei ole täna ühtegi teinud, siis loomulikult seda blokki sa nagu kuvada ei saa. Aga jällegi siis ongi see, et püüad esimesed tööd sõpradele ära teha, kas või pool muidu, et saada endale neid tehtud töid ja siis ka neid hakata siis veebilehel või e-poes välja tooma. Näide jälle koltsikaminatest, kaminad, mis on nad tehtud, on ära grupeeritud siis modernsed sisekaminad, klassikalised, avatud on ju. Ja siis mööblimasinal näiteks ma lihtsalt võtsin välja siit väljavõtte, kui palju neil on siis tehtud töid, mis on köökide alla siis pandud ja me näeme, kuidas inimesed kerivad ja vaatavad ja siis ühel hetkel leiavad, vot see köök mulle meeldib. Et kui te jälle küsite, et huvitav, kui palju on nagu maksimum, mida võiks panna, siis tegelikult mingit piiri ees ei ole. Et lase inimestel kerida, lase neil vaadata, lase neil veenduda, et sa oled tegija, et sa oled väga palju asju teinud, et sa oled enda ala ekspert ja spetsialist. Nii, järgmine
on siis näidishinnad ehk siis hinnanäidiste leht, et paljud, kes teevad siis nii-öelda rätseplahendusega töid, ka nagu meie näiteks Laviis, hoolimata siis ei taheta tihti hinda välja tuua, aga tegelikult klient tahab aru saada, mis on see suurusjärk, mis see palkmaja või veebileht või karumõmm siis tegelikult seal nagu maksab, on ju. E-poes loomulikult sul on hinnad välja toodud, aga just veebilehe puhul, et too siis välja lihtsalt näidishinnad, et selliste mõõtudega, sellise materjaliga, sellise töötunni mahuga läinud asi maksab siis nii palju, et klient saab aru, et ahah, et see ei ole mitte 5 eurot, vaid 50 eurot või vastupidi, mitte 100 eurot, vaid nagu 1000 eurot. Et muidu on see, et ta võtab sinuga ühendust ja siis mõlematel on see, et issand, tegelikult me mõlemad raiskame üksteise nagu aega, millel ei ole nagu mõtet, on, et too need hinnad välja, et me oleme vist pea ainus agentuur, kes on toonud välja oma ka veebilehtede tegemise hinnad, ongi seal 9 kuni 11 000 vist on seal hinnad välja toodud. Et jällegi me ütleme välja, mis suurusjärgus me tegutseme, et mõlemad pooled siis saavad tegelikult aru kohe mängureeglitest. Järgmine on siis see, et erinevad juhtumi kirjeldused, et too välja see, kuidas sa oma klienti aidanud oled, et kui need tagasisided on sellised lühemad, siis juhtumi kirjeldused on pikemad, et siin ongi lihtsalt üks näide, et on taustinfo, mis oli väljakutse, mis oli lahendus ja mis oli siis tegelikult saadud kasu. Et jälle sa pead ise võtma aja, et need kliendiga või kliendi ees ka kokku kirjutama, kliendiga kooskõlastama, ma saan kõigest aru, see võtab aega, see võib olla selline mitte nii meeldiv tegevus, aga lõpuks on see, et kui need juhtumi kirjeldused on üleval, see on tõestus sellest, et teised kliendid loevad, kuidas sina päriselt oled aidanud neid teisi kliente, kuidas oled aidanud neile siis seda tulemust päriselt ära tuua. Järgmine on see, et too välja oma kliendilood. Noh, see sama mõte, aga lihtsalt siin on siis näide kaalulangetajatest enne-pärast pildid, on ju. Et see võib olla pikem kirjeldus, see võib olla ka lihtsalt enne-pärast, situatsioon enne ja situatsioon siis pärast. Hästi oluline on see, et sinu veebilehel või e-poes oleks siis päriselt kasulikku sisu. Et kui seda ei ole, siis sul puudub tegelikult võimalus kliendiga selliseid püsivaid suhteid ehitada. Ja siin ma lihtsalt võtsin Ketlin Kasaku veebi ette ja tal on ka näiteks tasuta 3-osaline videoseeria, kuidas edukalt parimaid töötajaid värvata. Samamoodi ta on pannud kokku, ta on teinud hästi palju veebiseminare ja on nendest kokku pannud siis paketi, mida saad e-maili vastu vahetada. Ja selline tasuta andmine on siis jällegi kliendil tekib sinuga suhe ja lihtsalt ka üks fakt, mis meenus seoses veebiseminaride ja online koolitustega, on siis see, et kui inimene osaleb online'is, vaatab mingit asja otseülekandena, siis tema ajus aktiveeruvad need osad, mis on seotud empaatiavõimega. Või näiteks sa nüüd vaatad kordusena seda sama koolitust, siis sul need osad tegelikult ei aktiveeru võrreldes nendega, kes siin on täna koha peal vaatamas. Et sellepärast on see veebiseminaride tegemine ja koolitused väga-väga võimas tööriist just suhete ehitamiseks. Kliendi aitamine, too see välja, et jällegi mitte see teenus, mida sa lihtsalt pakud, vaid seleta ära, kuidas sa klienti siis aitad. Lavi puhul ongi siis see, et me oleme välja toonud, et me aitame sul paika panna näiteks internetiturunduse strateegia või teeme ettevõtte sisese internetiturunduse koolituse, siis räägid kogu aeg sellest poolest, kuidas sina klienti siis aitad. Jällegi, nii nagu ma korra rääkisin ka nende tekstide kirjutamise juures, on see, et mina versus sina. Mitte see, et me oleme kasulikud või meie teenused, vaid on see, et kuidas saame olla sulle kasulikud ja siis on toodud välja teenused, koolitused, blogi. Et jälle ära võta seda mina vaatepunkti, vaid kirjuta, kuidas sina kliendile siis kasulik saad olla. Et need olid need sellised põhilised ja kõige olulisemad usalduse elemendid, et jällegi sa ei pea kõike korraga kasutusele panema, aga piisab juba sellest, kui sa küsid inimestelt tagasisidet, saad seal mõne tagasiside, lisas juba lehele, küsi sinna pilti juurde, küsi sinna nimi juurde, on ju, ja ilma nendeta ära siis tegelikult seda tagasisidet üldse üles pane. Järgmine siis plokk on see, et milliseid vigu siis tehakse siis turundamise juures veebilehe e-poe puhul. Esimene suur viga on see, et ei ole veebilehtedel küljes Google Analyticsit ja ei ole ära seadistatud goal'id. Palun kirjutage chati, kellel on Google Analytics ilusti küljes ja ta käib sealt ka siis numbreid vaatamas. Siin mul tekiks ka tunnetus, et mis seis on. Et kirjutage julgelt chati. Seni kasutan võimalust ja on rahulikult ette.
Analytics olemas, Karin, väga tubli. Karin, ma küsin, kas sul on Goal ka seadistatud, Evelin olemas, väga tubli. E-poe puhul peab olema seadistatud ära siis e-kommerts, väga hea, Riina, väga hea, Merle olemas, väga tublid. Ainult Analytics. Et kasutan, kui teil pealiskaudselt Google Analytics olemas, enamikel isegi olemas, vähemalt need, kes kirjutavad, need, kes ei kirjuta midagi, siis neil võib-olla pole. Hästi oluline on see, et lisaks et Google Analytics olemas on väga tublid, kõik, kelle see olemas on see, et seal on vaja ära seadistada ka kindlasti goal'id, mis on siis ärilised tegevused. Et veebilehe puhul näiteks see, et kui keegi täidab ära teie kontaktivormi, siis tekib Google'il sinna goal'ide alla 1 ja mis see vot Karin ütlebki, pusisid jäi pooleli, nüüd tuleb tegelikult edasi pusida, et saad sellega kindlasti tegelikult hakkama. On see, et sa siis lõpuks näed, kus kohas sul päriselt need kliendid tulevad, kes neid ka päringuid teevad, mis kanali kaudu nad tulevad. Muidu sa vaatad Google Analyticsist väga tore, et inimesi tuleb Instagramist ja Facebookist ja Google'i otsingust ja mingite reklaamide peale. Aga kui sul goal'i pole seadistatud, siis sa tegelikult ei tea, millise kanali kaudu sul just need kliendid tulevad, aga seda on vaja mõõta, sest kui sa tead, millise kanali kaudu kliendid tulevad, sa tead, kui palju sinna kanalisse raha läks, kui palju need kliendid ka sulle raha tagasi tõid ja siis sa saad hinnata seda, et kas see turundustegevus on sul mõistlik või mitte. Et siin on lihtsalt üks näide, me korraldame ise sellel reedel Priit Kallase ja Sven Nummiga sellist üritust nagu 8 tundi turundust ja siis meil on ka mõõdetud siis registreerumised, mida on tänaseks 1754, hommikul just tegin seda slaidi. Ja meil siis põhilised registreerumised on tulnud läbi siis emaili turunduse, emaili listis, et me kasutame ise sellist tööriista nagu ConvertKit, nii Sven kui mina. Me oleme sealt saanud siis 914 registreerumist, Facebookist mobiilsest 346 ja Facebookis siis tavalisest on siis 193 registreerumist. Aga kõige rohkem registreerumisi meil siis läbi emaili on ju. Ja niimoodi sa saad siis hinnata, millised kanalid sul siis väga-väga hästi töötavad. Ja kui sul on e-pood, siis tuleb ära seadistada e-kommerts, et seda saad seadistada siis koos tegelikult veebilehe arendajaga, sest seal on natukene rohkem siis tehnilist pusimist. Aga kui sul need mõlemad on seadistatud, sa oskad seal ringi käia, siis sa tegelikult hakkadki aru saama sellest, et mis osa just sul turunduses nagu töötab või kus see nagu viga või murekoht võiks olla, et siin sa näed ka, et inimesed tulevad lehele, nad panevad kirja, on ju, et siin on kõik hästi. Samamoodi võiks mõelda, kuidas nad veel rohkem kirja paneks. Kui me näeme, et näiteks 4328 inimest tuli, aga 914 pani ennast kirja, et no kuidas saaks seda veel paremini teha, et rohkemad inimesed on ju paneksid ennast siis kirja. Nüüd kõik see viib siis sellele mõttele. Mida endalt tasub küsida, on see, et mitte see, et kuidas ma rohkem kliente saaks, vaid see, et kuidas ma saaksin rohkematele klientidele veel kasulikum olla. Et see on ka selline kodune ülesanne, mida mõelda, mida kindlasti kirja panna, et millist laadi väärtust, kuidas sa veel kasulik saad olla oma klientidele. Ja võttagi rahulikult mõni hommik, kas või pool tundi, rahulikult tee kohvitassi taga ja mõelda, mida sina saaks veel oma klientide jaoks ära teha. Ja iga suhte alus on tegelikult see, et seal on olemas usaldus. Kui see usaldus on olemas, siis sealt edasi on kõik palju-palju lihtsam. Ja me teame ise, kui lihtne see usaldus on ka kaduma või siis murduma. Parim viis, kuidas üleüldse siis usaldust luua, on see, kui sa siis annad. Olgu see siis sõprussuhte loomine, olgu see siis ärisuhte loomine või olgu see siis kliendisuhte loomine. Kui sa oled selline andja tüüpi, sul on alati väga-väga häid suhteid. Et ma ise ka, kui ma käin kohtumistel või korraldan mingeid üritusi, ma alati püüan mõelda, et kuidas ma saaks teisele poole võimalikult kas hea klient olla või hea koostööpartner olla, et teha tema elu siis lihtsamaks läbi siis selle enda panuse, läbi enda siis andmise. Et näiteks meil on ettevõtte sees reegel, et ükskõik mis arved tulevad, me maksame need kohe ära. Siis meil on arendaja, kes on partner, siis ütles, et Timo, see on lihtsalt uskumatu. Saadan arve, see on 2 tunni pärast makstud. Siis ma ütlesin, et jah, vabandust, Üllar, et ma ei olnud kogu aeg arvuti juures, muidu see oleks veel kiiremini saanud makstud. Et jällegi, see tõstab sind väga hea partneri seisu, on ju, sul on paremad suhted nendega, sul on olemas usaldus ja vahel sa saad ise siis mingi töö kiiremini kätte, kui sa ise niimoodi reageerid. Et see arvete maksmise nagu asi töötab lihtsalt nii ägedalt, et eile ka just turunduslaborisse tuli üks uus inimene, tegin talle aastase arve ja ta maksis selle kohe ära. Endal ka jube hea tunne, et ei ole see, et pead hakkama taga ajama, et ei tea, millal selle arve küll nüüd võiks kätte saada, et oma raha tagasi manguda. Ja mida siis anda, et seda suhet luua, on see, et sa võid luua podcasti, sa ei pea olema ise siis
ekspert, kes räägib podcast'ist. Mina ka teen ekspordime podcast'i, ma ei tea tegelikult eksportimisest nagu halli haisugi, et natuke Palkma oleme müünud ja mõnda online koolitustoodet ka, aga kindlasti ma ei pea eksperdiks. Aga ma kutsun külalisi, kes on eksperdid ja intervjueerin neid, ehk siis minu jaoks on see üks põnev ekspordime magistrikursuse tegemine, et ma küsin neid küsimusi, mis mind huvitab, mida kasutajaid võiks, mida kuulajaid võiks huvitada, ja saad targemaks. Ja läbi selle sa lood siis, annad teistele, lood siis usaldust ka enda vastu. Erinevad veebiseminarid, nagu ka näiteks tänane on küll selline koolitus, aga see võib olla ka tegelikult isegi ei ole vahet, kas on koolitus veebiseminar, formaat on suhteliselt sama, online'is toimub. Need võivad olla avatud lühikoolitused, kus sa broneeridki näiteks kuskil hotellis ruumi kinni 200 euroga, 300 euroga ja õhtul teed 1,5-tunnise päris siis avatud koolituse, kus sa inimesi mingil teemal aitad. Jälle suhete loomiseks väga-väga hea. Sa võid teha siis ainult oma klientidele siseringi koolitused, näiteks oled raamatupidamise ettevõte ja teed siis oma klientidele koolitusi. Loomulikult mitte ainult raamatupidamisest, vaid kutsud ka teisi näiteks turundajaid või müügiinimesi või disainiinimesi rääkima siis ettevõtjatele teemadel, mida nemad tahaks kuulata. Kasulikud artiklid, kirjutada oma siis e-poodi veebilehele, et mis teha, mida teha, miks, kuidas teha. E-maili listi tasub koguda, panna kasulikud mõtted sinna e-maili kirja, saata inimestele ja jagada põnevamaid uudiseid, trende, ehk siis olla nende jaoks see filter, kes võtab maailmas kõik need uudised ja trendid kokku ja toob sinu jaoks just need kõige paremad siis näiteks välja. Tuua välja sinu klientide lugusid, jällegi see inspireerib ka teisi võtma siis seda sama teekonda ette. Käia Facebooki gruppides, kus sinu potentsiaalsed kliendid on või foorumites siis inimesi päriselt aitamas. Teha erinevaid videoid, pikemaid ja lühemaid ja välja anda ka siis e-raamatuid, mis on siis ühel teemal ilusti disainitud ühte probleemi lahendav siis kirjatükk PDF kujul. Ja kui sa niimoodi siis panustad ja annad, et jällegi sul võib praegu tekkida see tunne, et issand jumal, Timo, kui palju neid asju nagu on see, et tegelikult alusta kuskilt ühest asjast pihta. Et tegelikult tulekski võtta eesmärgiks, et sa oled parim väärtuse andja siis tegelikult omas sektoris. Et ma olen ise seda võtnud, võib-olla inimesed, kes on mind rohkem kuulanud, oskavad siis kas seda kinnitada või ümber lükata. Aga just eile tuli mulle ka nii tore kiri Facebooki ühelt siis konkurendilt, siis küsis ka, et Timo, miks sa nii palju tasuta väärtust ära annad? Mul oli see, et see on minu stiil, sest see on turundus, sest see töötab, sest niimoodi ehitatakse päriselt suhteid, niimoodi päriselt aidatakse inimesi ja niimoodi saad sa siis ka endale lõpuks piisava kliendibaasi, et on ettevõtjad, kes sellest siiamaani aru ei saa, et miks ma peaks väärtust, miks ma peaks tasuta kasulikku siis ära andma. Selle jaoks, et klientide silmis usaldust võita, et kõigepealt ise anda, mitte see, et andke kõigepealt mulle. Ja tasubki siis panustada oma kuulajaskonna ehitamisesse, sellepärast, et sa võidad siis inimeste südamed, kui sa neid päriselt aitad. Tänu sellele, et kui sa neid aitad, sa ka eristud, kui teised turul seda teha ei viitsi või ei taha, kohe see eristumise point olemas. Ja ei ole nii, et sa pead siis odava hinnaga asju müüma. Ei pea, sa eristud, sa saadki kallimat hinda ka küsida. Sa võidad inimeste usalduse. Kui sul on olemas kuulajaskond, siis sul on uusi tooteid ja teenuseid kordades lihtsam turule tuua, sest nad on inimesed juba usaldavad sind, nad on valmis vastu võtma. Sul on endal õhtul parem tunne, et kui sa lihtsalt päevast päeva teed sellist osta mu kaup ära või täna on allahinnatud pakkumine turundust, siis sul on õhtul selline, et ma ei tea. Mul oli, kui ma tegin 12 tundi turundust, siis kõik need kommentaarid, mis tulid, nagu need vaud, need kirjad, need häälsõnumid, need videod, mis laekusid, see oli selline, et vägev, sai midagi ikka tõeliselt vägevat ära tehtud. Kuulajaskonna ehitamine ongi siis strateegiliselt pikk mäng, et see ei juhtu kiiresti, see ei juhtu üleöö, see võtab aega, aga see on seda väärt, sellepärast et jälle, kui sul on olemas inimesed, kes on valmis sulle andma oma tähelepanu, siis sa saad ka neid rohkem aidata, nad on valmis sind ka kuulama. Ja sa saad ka loomulikult siis ise rohkem häid kliente, mitte lihtsalt rohkem kliente, vaid ka just neid häid kliente, kes siis hoolivad nii sinust kui sinu tootest või teenusest. Loomulikult ma ei hakka üldse valetama, et see on nagu, see on nii lihtne, et kõik saavad sellega hakkama, kui sinna pühenduda. Samamoodi nagu maratoni jooksmisega. Ma võin öelda, et kõik saavad maratoni joostud, kui nad seda tahavad. Et ma ise tegin ka seda 1 aasta, võtsin eesmärgiks, enne vihkasin jooksmist, lõpuks jooksin siis maratoni. Ehk siis see on raske, see võtab aega.
tõestus on siin, et Priit Kallas, kes oli maratona varem läbinud, oli, ma ei tea, finišijoone ületanud pool tundi enne mind naerunäoga. Mina olin seal kummargil ja võitlesin oma krampidega, et päriselt ka on raske. Ja samamoodi on see siis kuulajaskonna loomisega ja tegelikult tuleb valmis olla siis ultra jooksmiseks, et lõpuks sa ikkagi õpid neid asju siis, kui sa päriselt teed. Et mina ka, kui ma lõpuks hakkasin neid ultraid jooksma, mis on siis üle maratoni ja siis samamoodi ma õppisin väga-väga palju jooksmise kohta, aga ma ei õppinud enne, kui ma hakkasin jooksma, vaid jooksmise ajal tegelikult kogu aeg trenni tehes õpid oma keha, oma toitumise, treeningkavade, venituste, mille iganes kohta. Et samamoodi on selle kuulajaskonna ehitamisega, et sa pead kuskilt otsast pihta hakkama. Pane see esimene video välja, pane see esimene kirjatükk välja. Ma tean, et aasta pärast on häbi, et kui sa tahad näha, milline mina nägin välja kunagi videotes, ma olen meelega need videod üles jätnud. Kui sa otsid YouTube'is Timo Porval, Peep Laja, siis ma olen andnud Peep Lajale sealt mingit tagasisidet. Endal on ikka väga piinlik vaadata, aga kontrast peab olema, et kui sa tahad inspiratsiooni leida, näha, milline ma välja nägin, siis YouTube'ist võid õhtul oma meelt lahutada. Ja tuleb siis meeles hoida seda, et see järjepidevus trumpab iga kell seda perfektsust, et ma näen, mille pärast väga paljud ei alusta, on see, et nad tahavad olla perfektsed, aga sa ei saa perfektseks enne, kui sa siis tegelikult ei alusta, et lõpuks sa õpid ikkagi tehes, et kui sa järjepidevalt kirjutad seda sisu, teed neid videoid, sa lähed lihtsalt paremaks, et seal ei ole lihtsalt muud variantigi. Ja kuidas siis saada kliendid ostma? On siis see, et müügiprotsessist, see müügiprotsess tuleb õigesti üles ehitada. Tihti on sellest siis vale arusaam. Et ongi see, et kogu selle turunduse juures kisatakse, et tule minu boksi, osta minu kaup ära, kõik need Facebooki postitused näevad välja sellised, on ju, ühel hetkel keegi ei taha sind kuulata. Sest inimesed ei taha osta, või tähendab, inimesed tahavad osta, aga neile ei meeldi, kui neile müüakse. Ehk siis alusta alati andmisest ja väärtuse loomisest, see kuulajaskonna ehitamisest, see tähelepanu on vaja siis kõigepealt välja teenida, seda keegi sulle niisama ei anna, eriti tänapäevasele info ajastul, kus nagu koolitusi, webinare, kirjatükke, kõik on nagu nii palju, siis on vaja ise teha paremini. Kui sa oled enda valdkonna ekspert ja harid inimesi, siis inimesed usaldavad eksperte, et kui sul on jälle, ma ei tea, lähed köögimööblit tellima sõbra käest ja sõber on muidu, ma ei tea, ehitab palkmaju, värvib maju ja koob sokke, siis ma ei tea, kas ta õige inimene seda köögimööblit tegema on ja sa pigem ei julge tellida. Pigem me usaldame eksperte. Kui sul on olemas usaldus sinu vastu, siis on suurem tõenäosus müüa, see ei tähenda, et alati kohe siis sinu käest nii palju ostetakse, kui sind usaldatakse. Ja mida ma veel meeles pidada on see, et mida kallim toode on, siis seda rohkem on sul vaja tegelikult kliendi usaldust ja kontakte. Ei ole nii, et palkmaja müües näitan ühte reklaami ja inimene tuleb, ostab. Ei, tuleb artikleid lugema, ta vaatab ringi tehtud töid, ta tuleb koha peale tehasesse, siis toimub veel mingid kokkusaamisi. Ehk siis mida kallim toode, seda rohkem neid kokkupuutepunkte vaja on. Ja näiteks näide, kui pikk see vahel müügiprotsess võib olla, on see, et ma tegin Lavialt ühe saali koolituse ja siis tegin alguses tutvustusringi, et kes te olete, kus te mind kuskilt teada saite ja kaua jälginud olete. Ja siis üks kinnisvaramaakler, üks mees ütles, et tead, Timo, et ma olen 8 aastat sind jälginud ja nüüd ma siis esimest korda tulen ja ostan. Et see ongi see strateegiline pikk mäng. Need asjad võivadki võtta väga palju aega. Ja müügi tegemise vundament, mis siis on siis see, et sul on vaja klienti või siis klienti, kui sa pakud mingit teenust, on ju päriselt mõista, mida tal vaja on, mis tema siis need murekohad on, mida ta saavutada tahab, miks ta seda saavutada tahab. Ja kui sa neid asju tead, sul on seda müüki palju lihtsam on ju teha. Sul on vaja kliendi usaldust, sellepärast ma need usalduselemente teile ka välja tõin ja jagasin, saate need slaidid ise hiljem üle vaadata ja mõelda, mida sina saaksid kasutada oma veebilehe või e-poe juures. Inimesed usaldavad eksperte. Kui sa annad, on inimestel soov vastu anda. See on vastastikuse mõjustamise printsiip, siis tähendab vastastikuse printsiip raamatust mõjustamise psühholoogia, Robert Cialdini oma, siis kui ma annan sulle midagi väga väärtuslikku, siis sa automaatselt tunned, et sa oled mulle midagi võlgu. Sa ei tohi seda kuidagi kurjalt ära kasutada, aga kui sa annad väärt infot enda poolt välja, siis inimestel on see soov, et okei, ma tahan sulle midagi vastu anda. Võib-olla on see mõni hea kommentaar kuskil Facebookis või Instagramis, võib-olla on see päringi, võib-olla see on siis lõpuks ka ost.
ja see siis tegelikult ongi kogu maagia, et kui sa pidevalt annad, sa kliente harid, su e-pood näeb välja või veebileht näeb välja usaldusväärne, siis tegelikult kliendid tulevadki ise ostma. Et selline lühikene 1,5 tundi. Ma loodan, et saite väga palju väärtust, et meil on, võtan siit ka kohe lõppu, kui ma siit slaidid eest ära panen, ka küsimusi, et kui kellelgi on, siis kirjutage julgelt küsimusi ja minu kontaktid on siis ka slaidi ploki lõpus olemas. Instagramis, Facebookis, LinkedInis, igal pool ma olen olemas ja kättesaadav, et seal ma ka siis jagan natukene võib-olla eraelulist ka, aga ma ei postita siin ainult toidupilte, vaid iga postitus, mis ma teen, ma püüan, et see oleks kellelegi siis kasulik. Nii et tõesti suured tänud, kes selle tempo täna vastu pidasid ja ma loodan, et ka üht-teist kirja said. Nii, ma panen selle poole meil kinni. Oleme siia Zoomi tagasi. Siia ekraani. Nii, Karin on juba jõudnud video ära vaadata, nagu ma näen. Võimas video Peep Lajast, Timo, noorus on ilus aeg, noorus tuleb õnneks tagasi palju. Ja just, aga see on siis näide sellest, et ja tegelikult ka, kui te seda videot vaatate, siis näete ise, et ma olen nagu kaitses, ma ei ole avatud, ma nagu kokutan, kõik vead, mis on võimalik teha, aga kuskilt on vaja liikuma hakata. Sest kui sa midagi ära teed, siis sa saad ka tagasi, et loodetavasti sul on siis häid inimesi, kes ütlevad, et kuule, vaata, sul on see sõnakasutus selles videos kogu aeg, et ma näiteks, kui ma käisin Täitsa Pekkis podcasti tegemas, siis ma ütlesin iga lause lõppu minu arust, ütlesin nii öelda, ei, seal ma ütlesin vaata, et käisin seal, vaata, miks, ma pole seda kunagi varem teinud, on ju, aga siis sa hakkad ise märkama ja siis saad ka neid detaile paremaks lihvida. Aga kirjutage küsimusi, kui teil on. Ma seni lonksen natukene vett. Et kas see veebilehtede, e-poodide turundamise, ülesehitamise, klientide hankimise, intervjueerimise, mille iganes kohta küsimusi on, ma hea meelega vastan. Või on lihtsalt see, et nüüd on pea nii segi aetud kõigest sellest informatsioonist, et mitte midagi ei tule. Natuke lootan, võib-olla mõni inimene kirjutab mingit pikemat küsimust, et siis oleks ka tobe ära lõpetada see kõne. Nii, ma vaatan vahepeal siia, kas chatiga tuli midagi, muid küsimusi ei ole tulnud. No ma ei tea, tundub, vaatame, ei tulnud. Karin sai palju ideid, väga hea, panin kõik kirja, hakkan otsast tegema, esimesena tagasiside. Just, et hästi oluline on see, et mõelda ka enda peas läbi, et kui me nüüd selle kõne kinni paneme, et mis on need sammud, mida ma saan täna ja homme tegelikult juba ära teha. Muidu see on väga tore, siuke 1,5 tundi ja kuulasite ja lahe oli võib-olla. Aga tegelikult see, et need teadmised peavad ühel või teisel kujul siis jõudma praktikasse, et päriselt midagi ära tehtud saab. Ma luban, et kui need asjad saavad ära tehtud, siis tulevad tulemused ja siis sellest tuleb veel rohkem rõõmu kui lihtsalt sellest õppimisest. Suured tänud, Nat. See on ma püüan hoida seda kaubamärki, et see alati siis hea sisuga on, sest muidu on see, et ega keegi viitsigi lõpuks kuulata, et täna ka ma paketeerisin väga paljudest materjalidest selle kokku, et saaks selline tihe ja tummine ja asjalik, et muidu on see, et me oleme lihtsalt kõik 1,5 tundi ära raisanud ja täna siin 40 kuulajat ka, et kõigi aeg on ju tegelikult väga-väga väärtuslik, et niisama seda raisata. Aga ma ei tea, tundub, et mul on leht Voogi põhjal, kas peaks ikka WordPressi üle minema, ma olen muidu Eesti asjade fänn. Karin, ma olen ka Eesti asjade fänn, aga tegelikult on see, et WordPressis on lihtsalt palju rohkem võimalusi ka kogu optimeerimise poole pealt. Et selles mõttes ikkagi ma mõtleks selle ümberkolimise peale, et seal lihtsalt on neid pluginaid ja võimalusi rohkem kui Voogil, et kui täna Voog sinu jaoks töötab, siis võib-olla ei pea seda üleminekut kohe tegema ja võiks keskenduda siis pigem sellele, et seda head sisu sinna kirjutada, neid tagasisidesid hankida, neid usalduselemente panna ja kui ühel hetkel see Voog nagu tehnilisest poolest jalgu hakkab sulle jääma, et sa tahaksid mingit turundustegevust teha, mida Voog ei võimalda, siis võiks sellele vahetusele mõelda, aga võib-olla alguses, kui see sinu jaoks kõik on okei ja töötab, siis panna rõhku sellele just nagu sisu poolele. Et ma olen ka Eesti asjade fänn muidu, aga vahel on see, et kui on tehniliselt parem lahendus, siis tuleb seda kasutada. Nii, kas tuleb veel mõni küsimus?
Katja, WordPress on 2 versioonis, kasutada seda tasuta versiooni, et see tasuline, seal on, ma ei tea, kas mingi tugi või asi lihtsalt lisaks juures, et see tasuta versioon on, sellest on küll ja veel. Et ja kui sa näiteks Zone'i või veebimajutuse domeeni registreerid, sa saad seal 1 või 2 klikiga selle WordPressi sinna ka automaatselt paigaldada, et neil on see endal juba selles süsteemis hästi mugavalt see sees olemas. Ja kui see WordPress on sul seal paigaldatud, siis saad sellest Theme Forestist võtta selle valmis disaini ja selle sinna omakorda külge panna. Kristel, aitäh sulle, et sa tulid. Väga hea, et need mõtted siit minu peast ka sinu pähe said. Ma püüan jah, lihtsalt need koolitused hoida, praktilised elust enesest, asjad, mis päriselt töötavad. Nii, kas on kellelgi veel mingeid küsimusi? Kui ei ole, siis suured tänud kõigile teile, kes tulite, tänud Tallinna Ettevõtluskeskusele, kes kutsus, kes korraldas ja siis ma arvan, et me kunagi jälle kohtume, mis iganes webinaridel või konverentsidel. Nii et suured aitäh, suured tänud teile ja mõnusat teadmiste siis rakendamisest. Tšau, aitäh teile kõigile.